Tere tulemast Kantar Emori turundus- ja kommunikatsioonipraktikate podcasti Point. Minu nimi on Alar Pink, olen Tallinna Ülikooli BFM-i turunduslektor. Tänane külaline Marlis Soomets, Lux Expressi kommunikatsiooni turundusjuht. Aitäh, et kutsusite. Ja läks täitsa täpsi. Nagu ikka, tuleb juttu su karjäärist, sellest, kuidas mingid valikud tekkisid, tuleb juttu palju turundusest. Me oleme transpordi valdkonnas praegu, kindlasti sellest räägime ka, väga huvitav. Ja üleüldiselt tuleb mõnus vestlus. Kuule, aga paljudelt ma küsin kohe, Keskkool on selline huvitav koht, inimene vaatab maailma poole, mõtteid pea täis, on ju. Sina teadsid, mis sa teed, kuhu lähed, mida hakkad tegema? Absoluutselt ei teadnud. Et ma õppisin gümnaasiumis reaalkallakuga klassis, mis tähendas seda, et 6 korda nädalas matemaatikat, umbes sama palju füüsikapraktikumid, matemaatikapraktikumid. Ja täitsa ausalt ütleb, mul oli sellest nagu nii kõrini. Ja selles mõttes, et kui võib-olla loogiline valik oleks olnud mingi reaalaine, ma läksin ülikooli õppima ajalugu. Ja kardinaalselt võib-olla ka erinesin oma klassikaaslastest selle valikuga, et kui väga paljud valisid sinna majanduse suuna või arsti või bioloogia, et siis oskad põhjendada ka, miks see mõte tekkis? Mulle väga meeldis ajalugu, aga mul ei olnud selles mõttes, mul ei olnud mingit pikka plaani, et mida ma nüüd selle ajalooga tegema hakkan. Ja ma arvan, et see mõte üldse tuli viimasel minutil, et ma reaalselt, ma ei teadnudki, mida ma tegema hakkan. Et mõtlesin, ajalugu meeldib, aga miks mitte seda õppida, et selles mõttes oli päris huvitav. No ajalool on üks suur pluss, ta on niisugune kõike hõlmav, eks ole, et kui sa sellest nagu aru saad, kuidas mingid asjad on juhtunud, siis võib-olla oskad selle peale ehitada oma igasuguseid muid nagu... Jaa, täpselt, ja just see, nagu see loogika pool, et kui paljude jaoks on need aastaarvud, nimed hirmutavad, siis mina näen nendes alati nagu mingit süsteemi, et ja kui sa tead nagu ühte asja, siis see asi hakkab nagu niimoodi nagu kooruma ja nii-öelda uued kihid tulevad välja ja kõik need erinevad, ongi üldse, kuidas ajalugu kirjutatud erinevatel aegadel, et see on tegelikult nagu hästi põnev, et ja selles mõttes, et kuigi mulle matemaatikast mingil hetkel oli siiberis, tegelikult mulle matemaatika nagu väga meeldib, et võib-olla sealt ka see numbrite teema. Kas sul on hea mälu või, et sul jäävad hästi numbrid meelde? Ja jäävad küll, jah. Et praegu võib-olla enam nii ei ole, aga kunagi oli tõesti, et kas või telefoninumbrid ma jätsin ka näiteks aastaarvudega meelde, et ma ei tea, kellelgi telefoninumbris kuskil 4153, et Natsi-Saksamaa tungis Eesti territooriumile, Stalini surm, et selles mõttes, et ikka hea siduse. Ja, et just see sidususe teema. Ärge nüüd hakkake helistama kellelegi selle numbri peale. Õnneks ma ütlesin ainult 4 numbrit, nii et mõtlevad ette, on ju. Seda on muuseas filmides olnud ju, et Hollywoodi filmides on ju suur teema, eks ole, et mis numbrid sinna panna. Ma olen mingit dokfilmi näinud, et siis või need tegijad vist seletasid, et kohe inimesed kukuvad helistama ja siis satutakse kellegi juurde. No väga hea, ma kõiki numbreid siis ei peik asju nagu välja mõtlema. No õppisid ajalugu. Mis tööd hakkasid tegema? See oli mingi juhuslik asi või siis oli ka juba, et okei, nüüd ma tean? Mul oli see, et ma olin kogu siis oma elu elanud Tartus. Ma lõpetasin ülikooli bakalaureuse suhteliselt noorena, 21-aastaselt. Ja mulle nagu tundus, et ma nüüd tahan väga iseseisvat elu elada, ehk ma panin paika, et ma lähen Tallinnasse. Ma ei teadnud, mida ma seal veel nagu tegema hakkan, aga ma hakkasin siis kandideerima erinevatele töökohtadele ja esimeseks töökohaks sai tegelikult siis kohe nagu turundusvaldkonna positsioon ja see oli Observer Eesti ja nad otsisid oma raadio- ja televisiooni osakonda informatsioonispetsialisti ja nad olid just võitnud Euroopa Komisjoni hanke. Ja kuna minul oli väga tugev siis rahvusvaheliste suhete taust, olles siis ajaloo spetsialiseerunud just nagu lähiajaloole ja rahvusvahelistele suhetele, pluss siis väga hea inglise keel, olles vahepeal käinud Londonis tegemas tööampse, et siis kuidagi väga sujuvalt ma sinna sattusin, aga ütleme nii, et ega ma ei teadnud ju, mida ma nagu teen, sest ma ei teadnud, mis asi see turundus on. Ma arvan, ma hakkasin nagu seal poole peal võib-olla hakkasin mingit biiti jagama, et mis seal täpselt toimub. Aga sulle meeldis see?
Mulle meeldis see, selles mõttes, et ma ei ole vist mitte kunagi oma elus olnud kõikide asjadega nii kursis, kui ma olin seal. Sest tegelikult see toonane töö raadio- ja televisiooni osakonnas tähendaski ma olin kogu aeg klapid peas, ma isegi mingil hetkel omandasin nagu selle oskuse, et sa mingil hetkel kuulad järele nagu salvestusi, aga siis teise kõrvaga kuulad nagu otse mingeid saateid, et ühes kõrvas oli Vikerraadio, teisest tuli Kuku salvestus, päris seda ma ei teinud, et kolmandas oleks veel teles olnud, aga selles mõttes, et see oli veel see aeg, meil isegi osad teleasjad minu arust oli VHS-i, no tegelikult see switch vist tegelikult kohe juba nagu toimis, et siis me läksime ikka CD-de, DVD-de formaadile. Aga see oli ümberkirjutamised või sentimenti otsisid või? See oli ümberkirjutamised, ehk siis selles mõttes see oli, kui rääkida konkreetselt siis Euroopa Komisjonist kui kliendist, neid siis huvitab, mida Eesti meedias Euroopa Komisjoniga seoses räägitakse, tonaalsuse teema, kõik, kes mida välja ütles, on ju, et see oli nagu hästi oluline, aga eks seal oli teisi suurkliente, et kelle puhul oligi see kajastuste arv, kõik. Kuule, sinult on siis hea küsida praktikult, et kuidas tonaalsust sa nagu paika kaalusid, sest lugu on alati niisugune ebamäärane, et ta võib olla nagu ühte ja teist, et mis momendis sa ütled, et ta oli neutraalne, mis momendis sa ütlesid positiivne negatiivne. Ja ma olin alguses täiesti segaduses ja ma arvan, ma panin seal täitsa nagu puusse ka vahepeal, sest alguses ma lähtusin nagu sellest, et issand, see on ju nii negatiivne uudis, ma ei tea, oligi, et see uudis ise oli nagu negatiivne, aga mitte selle kajastus ei pruukinud nagu negatiivne olla, et seal oli nagu kaks asja, aga siis mingil hetkel ma hakkasin nagu sellel vahet tegema ja siis küsisin selle vanematelt kolleegidelt nõu ka ja et tegelikult oligi siis selle, et negatiivse uudise puhul tundub, on ka nagu hästi oluline, et kuidas seda siis nagu kajastatakse. Ja, et hiljem hakkasin nii-öelda seda kajastuse nurka vaatama. Aga kumb tähtsam on uudise nagu seesama, on negatiivne uudis, siis sa ei pane teda automaatselt, vaid pigem see kajastuse nagu tonaalsus, või kuidas seda nagu uudist? Ja ma ütlen, hiljem ma lähtusin sellest, aga jällegi seal oli nagu nii erinev, et osad uudised, nad ei jõudnudki nii-öelda sellisesse nagu kas arvamuse faasi või et ongi, et see oli lihtsalt nagu faktina, ta käis päeva uudistest nii-öelda nagu läbi ja seal ei tekkinudki nagu midagi, on ju. Ja siis, eks ma tagantjärele sai ka mingeid nagu kajastusi nagu muuta, on ju, et kuidas see oli, kes ta siis oli siis lihtsalt neutraalselt ja ilma nagu mingit emotsiooni sinna lisamata või kuidas see nagu toimis, aga see oli jube keeruline mul, et siiamaani mõtlen, et kuidas see nüüd oli, et aga ma mõtlen, et päris huvitav esimene töökoht, et sa tulid ajaloost, mõnes mõttes tänane uudis on juba homne ajalugu, eks ole, et natukene selline, et sul oli nagu ajaloovaade ja siis sa vaatasid tegelikult nagu olemasolevat nagu uudis- ja kultuuriruumi, eks ole, nagu igapäevaselt on ju, et päris hea nagu sidus on ju mõnes mõttes. Ja kindlasti oli, et ma ütlen kõik see rahvusvahelist tööd taust ja siis kuidas need asjad on nüüd nagu tänapäeva jõudnud ja võib-olla nagu ongi, et olla nüüd nagu seotud natuke siis selle ajakirjanduse poolega, et ega ma keskkoolis ka, et ma küll ei teinud mingit kooli ajalehte või seda, aga ma võtsin mingeid meediakursusi, sest mulle kirjutamise pool nagu sümpatiseeris ja ma mäletan ka seda, et kuskil kas äkki 6.-7. klassi kirjandis, et kelleks ma tahan saada, siis ma kirjutasin väga selgelt, et ma tahan saada spordiajakirjanikuks nagu Anu Säärits või Lembitu Kuuse. Ma arvan, et keegi oli veel, Toomas Uba oli võib-olla ka seal loetelus, et selles mõttes, et see ongi, et võib-olla otse ajaloost see hüpe on nagu natuke üllatav, aga samas mulle tundus ikka, et no näed, tegelikult sul oli teada, kuhu sa tahad minna, ometigi sa läksid ajalukku, oleks võinud ajakirjandust minna õppima just kohe. Oleks võib-olla võinud, jah. Aga ma ei tea, mulle ikka ajalugu meeldis ja mulle väga meeldib, et ma seda õppisin ja ma läksin edasi magistrisse, et selles mõttes ta ikka nii palju meeldis, et ma ikka jätkasin veel selle ajalooga. Aga see tuli, kas kodus tuli äkki, et vaata osal on kodus, et et ikka oleks vaja, et kõrgharidus on ikka magistrikraad, et siin ei ole midagi rääkida? Ei, seda ei ole, et selles mõttes, et mul küll perekonnas kõik on kõrgharidusega, aga samas mina olen vist ainukene, kes on magistrikraadi ära teinud, et seal on need võrdsustamiste teemad, on ju, aga mina siis tegin nagu eraldi selle, et aga ei, kodust mingit survet ei olnud, aga endale pakkus pinget. See spordilink, et sa ütlesid, et sul olid nagu pigem nagu spordiajakirjanikud nagu sellised, kust see tuli siis? Mu vanemad on mõlemad spordiga seotud
isa on kergejõustikutreener, ema on kehalise kasvatuse õpetaja ja tegelikult ongi, kui rääkida üldse mu esimestest töökohtadest, siis need on ka kergejõustikuga seotud. Kohtunikud, ja ma olin kergejõustikukohtunik, ma olin spetsialiseerunud tuule mõõtmisele. Olen olnud ka maskott, TV10 olümpiastartide häkke. Jube keeruline on maskoti sees olla. Seal on vist väga palavaks läheb, mulle räägitud. Väga palavaks läheb ja lapsed tahavad ju suga joosta ja teha, aga selles maskotis on kõike muud kui mugav joosta ja siis ma olen päris pisikese tüdrukuna, siis ma arvan, et karjäär sai alguse autasustajana, et see, kes siis diplomeid sellele kätte andis või medaleid ka. Ütleme direktori ametikoht kohe, et anname kätte ja autasu üle, aga sa ise sporti tegid ka või aktiivselt? Ja tegin ikka, et sellega niimoodi kuskil gümnaasiumi lõpuni ja siis ülikooli ajal juba niimoodi Aga tegid kergejõustikku, mida sa tegid? No ikka kergejõustikku, mul pääsu polnud. Milles sa hea olid? Lemmikala oli 100 meetri tõkkejooks ja mulle väga meeldis hüpped ka, et kaugus ja kolmikhüppe, aga mingid seljavigastused ja lõpupoole oligi nii, et ma osalesin ainult nagu võistlustel, aga ma selle jaoks trenni ei saanud teha, et mingid seljavalud olid juba päris suured. Mis ma alati seda nagu küsin, on hästi põnev, on hästi palju meid ju kujundavad mingid asjad, kust me mingeid asju teeme ja oleme, et see on hästi põnev kuulda. No kui sa nüüd seal said aru, mis see ühiskonnas toimub, kus sa edasi läksid? Edasi ma liikusin meediaagentuuri. Et ma liikusin meediabrokerisse ja ma seal alustasin, mõtlen, kuidas ametinimetus oli vist meediaprojektijuhi assistent. Et jälle mul nüüd väga aimu ei olnud, mida see meediaagentuur teeb. Enne töövestlust otsisin internetist, mida ta siis umbes nagu võiks teha. Aga seal ka, et läbisin selle konkursi mitu vooru ja edasi mul olid nagu tõesti seal oli väga äge töötada ja mul olid nii toredad juhendajad, Anu Uuemõis, Maiki Mõtleb, et seal ma sain... Kuidas Anu juhina oli? Mina olen, täna on mul nagu pigem partneri staatuses, eks ole, me oleme teinud, et kuidas ta juhina oli? Minu jaoks ta oli hästi inspireeriv, ta oli ka väga täpsust nõudev, et see, et nüüd mina oma töös perfektsionist ja selline olen, ma arvan, et see on väga paljuski Anu töö, et seal oli ka nagu hästi oluline, et kui sa saadad kliendile mingit meediaplaani välja, see ongi, et ta võib sul Excelis imeilusasti vormistatud olla, aga sa pead juba seadistama ka selle, et kui tema selle välja prindib, et see tuleks ühel lehel. Ja et tegelikult see on nagu nii nagu loogiline, aga siis alates sellest neid õppetunde nagu tuli, aga see täpsus oli nagu väga oluline. See meediaagentuuri töös see ongi nagu... Kas sina olid veel Punases Majas ka või? Või olid juba siin samas? Ja selles mõttes, et mina töötasin üldsegi nagu selles, kui meediabroker esindas kahte ketti, Starcomi ja Zenit Optimeedia. Mina olin Zenit Optimeedia poole peal, ehk ma alustasin üldsegi ühes rohelises majas, mis oli selle Punase Maja lähedal. Ja siis mingil hetkel, siis kui seal Punases Majas kas siis remont või midagi ära toimus, et kus me saime nagu eraldi ruumides olla, et siis ma olen seal Punases Majas, olen ka. Need on sellised kolossaalsed nagu kõrgelaega ruumid olid. Ja, aga need oli nii kihvtid. Ja üldse see keskkond töötada siis kõrvuti reklaamiagentuuri ja üritusturundusagentuuriga. Et siis, kui me olime rohelises majas, et siis me olimegi koos Royal Service ja Spring Advertising. Mikk oli siis seal ka sellel ajal? Ja, mitu Mikku. Mart Mikk ja Priit Mikk olid. Mart ju käis meil siin ka episoodis ja just tuli välja enne. Okei, pean kuulama. Me väga palju sellest ei räägi võib-olla sellest ajast. Ta heitis mulle ette, et ma liiga palju rääkisin ta ooperikarjäärist. Mulle see tundus palju põnevam kui üritus turunduse osa. Ja see on Mardi juures väga äge. Aga ma ütlen, et mis see vibe on, mis agentuuri puhul, paljud, kes on käinud, need teavad, eks ole, aga väga paljud ju tegelikult ei ole agentuuride juurde, räägitakse mingist maagilisest vibe'ist. Ja, aga mis mind võib-olla seal üldse nagu edasi drive'is oli see, et ma ise tundsin ja ka seal nähti seda, kui kiiresti ma nagu arenen, et kui ma läksin sinna projektijuhi assistendiks, siis ma arvan, et vähem kui poole aasta möödudes, siis ma olin juba junior projektijuht ja siis edasi juba rahvusvaheliste klientide account
jah, siis ikkagi jah, siis kutsuti account director, noh, projektijuht on ju, et ega seal midagi muud keerulisemat ei olnud, aga see agentuuri töö, et selles mõttes, et noh, üks osa on nagu see tööpool on ju, aga ega seal on väga palju lõbusat ka on ju, et selles mõttes noore inimesena seal erinevad meediamajade üritused, kõik see asi, et see on kihvt, et ja kõik need sealsed nagu tutvused ja see, et ja noh, mida ma nagu kui võtta, et mis ma sealt olen nagu kaasa võtnud, et kui ma sain, noh kindlasti mul oli mõnevõrra oli eelis, ma olin väga hästi kursis kõikide meediaväljaannetega juba tänu sellele informatsioonispetsialisti tööle. Nüüd ma sain nii-öelda selle reklaami poole kõikide nendega, et ja noh ongi, et see ma on mind tegelikult väga palju nagu edasi kandnud, see meediakanalite valik ja see paljusus ja see sihtrühmade teema, et no sa puutusid strateegiaga siis kokku, eks ole, kuidas ehitada üldse üles mingit täpselt strateegia. See meediastrateegia ja noh ongi, et strateegia, taktikalised planeerimised, kõik see osa ja noh üldse, et seal ju tuli, et kui ma selle noh, informatsioonispetsialisti rollis olin nagu anonüümne, siis jah, keegi sai kuskil neid kokkuvõtteid kellegi tehtud ja see keegi oli mina, on ju. Et siis selles meediaagentuuri poole peal, et noh, siis ma ju hakkasin otse nagu kliendiga suhtlema, et kogu see nagu kliendi suhtlus ja noh, et täiesti niimoodi rohelise ja mitte kuskil õppinud suhtlust, et see oli siuke, eks ta selline vette viskamine oli, aga ma väga nautisin sellist nagu, ma ei tea, konsultandi rolli siis, et no kuidas saada erinevate inimestega hakkama, et kliendid ongi kõik väga erinevad, eks ole, et mis su nagu salarelv seal oli, mis loogikaga sa lähenesid? Ma ei tea, kas mul oli salarelv, et eks noh ongi, et noh, mingid inimesed võivad ju nagu ära ehmatada ja selles mõttes, et ka nemad ehmatavad ära, kui neil vastas on siis ma ei tea, 24-aastane account director on ju, et eriti osade nagu rahvusvaheliste klientide puhul, kus see hierarhia on nagu nii paigas ja sellisesse kohta sa jõuad siis, kui sa oled, ma ei tea, 45-50 on ju, et aga siis noh, tuli ennast tõestada ja võib-olla nagu ka see, et see õigete küsimuste küsimine, et ma tean, et ma hästi palju küsisin seal klientide käest ka, et kui ma saan mingisugune briefi ja ma tunnen, et minul ei ole seal nagu piisavalt seda infot ja ma tean, noh, et selles mõttes, et ma ei saagi nagu võib-olla kogu seda infot ja mingisuguseid ärilisi andmeid, mida nad ei saa nagu välja anda, aga just aru saada nagu miks mingid asjad nagu toimuvad, et alati mind huvitab, kes on konkurent, sihtrühm, noh, et see on nagu nii tähtis ja sama noh, kõik, mis on eelnevalt tehtud, et võib-olla ma olin siuke pärast tüütus ka, aga selle võrra äkki oli lõpptulemus nagu parem. Aga kus sul see mikside nagu julgus tuli, et enamus inimesi ei julge küsida, sest nad eeldavad, et nad ju peavad teadma, et no kuidas ma siis küsin? Ma ei tea, kus see tuli, et võib-olla seda alguses ka ei olnud, on ju, aga selles mõttes, et ilmselt ma tundsingi seda, et mida rohkem ma nagu tean, seda parem on nii-öelda see outcome, on ju. Et olgu selleks siis noh, meediaplaan konkreetselt, lihtsalt mingisugune soovitus, et ma läksingi hästi palju, läksin nagu süvitsi ja ma tegin tööd ka päris hilistel õhtutundidel, sest ma tahtsin, et see oleks perfektne ja ideaalne, et seda oli ka nagu päris palju, aga mind reaalselt huvitas ka. No ma sellepärast seda küsin, et noh, ma olen siin nagu proovinud sellest aru saada, et põhiprobleem minu meelest selles nagu suhtluses on see, et mõlemad pooled natuke etendavad üle, eks ole, et nii kliendi pool kui nagu teostaja pool, et üks pool ei saa teisest aru, teine pool ei saa teisest aru, on ju, ja selle põhiprobleem on see, et ei nagu ei tunnistata, et midagi teata ja siis ei juleta minna küsima, sellepärast, et no klassikaline, võtame teistpidi, sina olid nagu meediaagentuuris, aga paljud kliendid nagu ei teadnud nagu lihtsad akronüüme, näiteks võtame selle terbi või kerbi nagu tausta või noh, et CPM-i või noh, et ja siis sa mõtled, et sa peaksid nagu teadma, on ju, ja julge küsida ja noh, kas sa siis võtad seda, mina alustasin ajal, kus ei olnud nagu väga võimalik seda infotki võtta, noh, tänapäeval on nagu lihtsam.
et ma olen proovinud siin nagu öelda seda, eks ole, et noh, kuulge, et kui ei tea, küsi, on ju, ja see ei ole nii, et peab kõiki asju teadma, ükspuha, kas sa oled klient või sa oled nagu see sama teostaja pool, on ju, et minu meelest ainult selle tulemusena, kui me nagu avame, et okei, et siin on mingis osas, me peaks üksteist täiendama, me saame parema tulemuse, eks ole, jah? Ja ma täiesti nõus olen sellega ja ma arvan, et ega mingitel aegadel ma ka ei julgenud nagu öelda, et ma ei oska ja ma ei tea ja no siis ma üritasin nagu välja uurida mingeid asju. Aga selle küsimisega ka, et ja mingite klientide puhul sa ka tunnetad ära, et noh, kes on nagu noh, see termini teadlikumad on ju. Ja siis, kui sa saad aru, et võib-olla noh, ongi, et ta ei ole veel päris nagu kursis sellega, siis ma tegin kiirkursuse alati, et noh, et me kasutame nagu selliseid termineid, see on see protsent ja sellest ja see annab sulle selle ja nüüd me võiksime vaadata nüüd Affinityt, sest siis me näeme nagu, et milline on, okei on. Noh, et eks see ongi see meediaagentuuri, noh, see roll ei ole lihtsalt meediaplaani tegemine, vaid noh, et sellepärast mulle õudselt meeldib, noh, ongi, et ta on väga selgelt on konsultant, on ju, et ongi, et see siis see klient võiks sellest suhtest kas siis noh, mingil hetkel, kui ta lahkub, noh, igatahes olla nagu targem, on ju, et tegelikult see on nagu noh, ma arvan, igas suhtluses nagu oluline. Kui me siin ka nüüd praegu vestleme, et kui ma siit täna ära lähen, siis ma loodan ka jälle, et ma olen grammikene targem. No loodame. Jaa, no pressure. Aga muuseas vahel on see niimoodi, et küsimus trigerdab sees mingit elamust, et sa viid kokku. Mul on muuseas olnud tihti peale siin, et ma teen ära ja siis ma mõtlesin, ma sidusin enda jaoks mingi asja kokku, mida ma varem ei olnud nagu, noh, ma ei olnud niimoodi kuulnud, et sellest räägitakse ja siis ma mõtlen, et aga ma ei olegi nagu mõelnud selle peale, on ju. Et hiljutine kogemus mul oli just Paavo Pettaiga, kui ma tegin, on, ja siis kuna tema tuleb nagu paaris purjetamisest, eks ole, ta rääkis sellest nagu tiimitööst, on ju, ja siis ma hakkasin seda mõtlema, siis mul oli Alvar Jaaksoniga oli mul, eks ole, episood, kus ma siis nagu rääkisin sellest, et tema nagu paaris teeb asju ja et paaris nagu asja välja töötamine, et väga hea teleklipid tuleb, sest on selline põrgatamise mõte ja siis ma mõtlesin, et vaata, mina ei ole üldse meeskonnamängija, mina ei suuda nagu paaris mõelda ja sellepärast ma ei ole ka kunagi suutnud head teleklippi nagu sisulist teha. Ma võisin enda jaoks need asjad nagu kokku, noh. Muidu ei oskagi nagu öelda, jah. Et ma mõtlesin, et huvitav, et miks osatakse nagu niisugust head humoorikat teha ja mina ei oska. Ma ei öelda, et mul halb huumorimeel oleks, aga ma ei oska. Et seal muidugi on jah selline osa. No ma saan aru, et sulle tegelikult kõige rohkem meeldiski võib-olla see konsulteeriv roll, aga või oli see midagi veel, mis meeldisid ka ikka, ja noh, et selles mõttes, et kuidas sa alustad nagu noh, põhimõtteliselt täiesti nullist on ju, et noh, oletame siis järgmise aasta, ma ei tea, meediastrateegia mingile brändile on ju, ja siis kuidas sa alustad, noh, et sa vaatad nii-öelda makromajanduse, mis siis toimub, mis üldse nagu see järgmise aasta prognoos on ju, ja siis sa lähed nagu täiesti detailseks, sa võtad lahti selle sihtrühma on ju, mis iganes oletame, et need on mehed 16 kuni 24 on ju, et mis nagu neile meeldib üldiselt on ju, siis järgmise edasi milliseid meediakanaleid nad nagu tarbivad, kuidas nagu edasi, et mis on siis meediaturu nagu uued tendentsid ja noh, et selle terviku nagu kokkupanemine ja siis lõpuks see tulemus, et see oli ka nagu hästi nauditav ja noh, mis oli minu jaoks täiesti uus meediaagentuuri töös oli siis kõik need meediauuringud. Et no see oli noh, need täpselt kõik need Emori erinevad alates, ma ei tea, Ädex, meediapäevad, atlased, et sealt, oh my god, sealt ma saan ju selle kätte ja siis sealt tuleb nagu see info ja et lihtsalt kogu see asi. Sa vaata kirjeldad tegelikult päris nagu rasket asja, et selline nagu mustrite tekitamine, sünteesimine, et see ei ole nagu väga lihtne, võib-olla see sama matemaatika taust on ju, võib-olla aitab seda ja see, et sa veel ajalugu oled peale õppinud, mis on noh, mitte ainult numbritega mängimine, eks ole, aga mingite kontseptsioonidega mängimine, eks ole. Võib-olla, vaata, ega ma ei tea, kust see nagu tuleb, on ju, et ja samamoodi, ega mul ei ole ju seda tunnetust ka, et kuidas teised sellesse nagu suhtuvad, on ju. Et, ma lihtsalt mõtlen, ma lihtsalt ütlen, et seda on tegelikult ju raske teha, sest informatsioonipunkte on hästi palju ja nende sidumise oskus ja mis ma olen nagu mõelnud, et mis on nagu turundusdistsipliini puhul hästi huvitav,
et meil on sarnane nagu mänguväli, eks ole, samad punktid. Nüüd küsimus on, kes saab mis punktidele ligi, see on nagu eraldi teema, aga põhimõtteliselt, et kuidas outcome võib tulla erinevate inimeste sünteesi tulemusena hoopis teistsugune. Võibki ja tegelikult ega seal on ju ka veel erinevad perioodid ja mis kõik seal on 1000 erinevat tegurit, mis seda mõjutab ja igal ajahetkel ei olegi see tulemus sama. Kas sa tegid ainult rahvusvahelistega või tegid kohalike klientidega ka või? Las ma mõtlen, põhiliselt olid mul rahvusvahelised ja... Et ma eeldan, rahvusvahelisel on võib-olla nagu rohkem teada, mida ta nagu tahab, et sa pead nagu peegeldama mingit oma nagu strateegilist punkti ja siis nagu läbi rääkima seda, et muidu ma oleks küsinud seda, et kas nagu kohalikud kliendid olid pigem sellised, et pakkuge midagi ja siis ma arvan, või olid nagu sellised, nagu mina olin meediabrokerile, kellel oli väga selge nagu mida ma tahan, on ju, ja siis oli nagu diskussioon selles osas, on ju, et kas see peegeldab seda nagu reaalset olukorda, et kas sealt nagu leida midagi. Ja tegelikult ma mõtlen, et oli ikka kohalikke kliente küll ja eks see kohaliku ja rahvusvahelise kliendi erinevus ongi, et rahvusvaheline klient oskab küsida seda nii-öelda numbrite vormis, on ju. Siis kohalik klient küsibki seda juba konkreetse nagu kanalina, on ju, et kui sa rahvusvahelisele tõestad ära mingisuguse kanali valiku, siis vastavalt ongi mis iganes see siis konkreetsel hetkel oli see siis reach'i järgi või frequency või mille iganes. Et siis tõesti ongi, et kohalik klient on ju sellest meediamaastikust mõnevõrra nagu teadlikum, aga samas, mida ma alati üritasin klientidele, kõigi puhul see ei õnnestunud, aga seda, et kui sina mingit saadet või mingit meediat ei tarbi, see ei tähenda seda, et sinu sihtrühm seda ei tee. Et neid vaidlusi, tuliseid vaidlusi oli palju ja eks see mõnes mõttes siiamaani, et selles mõttes, et seda, sa pead lähtuma nagu sinu sihtrühmast, mitte iseendast. Tundub täiesti loogiline, aga ometi me nagu ignoreerime seda. Ja väga tihti minu arust, et selles mõttes ma ka just, meil oli siin üks hüppan lihtsalt korraks tänapäeva, et üks seenioride kampaania ja siis ma ütlesin ka oma tiimile, et ja kui mina seda peaksin kuskil nägema, et siis see ei ole nagu võib-olla õigesti ja kui ma seda veel palju näen, siis on nagu eriti hull, on ju, et selles mõttes, et alati tuleb lähtuda nagu sihtrühmast. Igasugune agentuuri nagu töö minu meelest on päris hea niukene alus väljaõppe üks puha missuguse karjääri edasi minekuks, et sa saad hästi palju kliendi suhtlust, erinevaid tüüpe, kuidas on seesama see strateegia, hästi hea vaate, mis nagu toimub. Pluss hästi kihvt seltskond, see on nagu selge. Kus edasi läksid? Edasi ma läksin, vaatad seda, mis me enne rääkisime, hästi loogiline, Eesti Kergejõustiku Liitu ja sinna siis turundus- ja kommunikatsioonispetsialistiks, et seal oli ka, ma mäletan, see konkurss oli vist ikkagi nagu mitu vooru, aga mulle tundus, et ma nagu läbisin sellel enneldes, et ma teadsin enda arvates kergejõustikust kõike, ma teadsin turundusest palju, mul oli seal mingeid ideid ja selles mõttes ma osutusingi valituks nii, nagu ma väga, väga lootsin. Ja siis seal oli see, et ma olin nagu, ma ei tea, väike tüdruk kommipuhes, et ma olen jõudnud nii lähedale oma kõigile iidolitele, ma olen tõesti nagu ma olen spordifänn ja olen näinud pealt väga palju erinevaid Gerd Kanteri medalivõite ja olla nagu sellega nagu kaasas, et see oli mõnes mõttes selline dream come true. Kas sa töötasid siin samas Maakri tänaval? Ja siin seda sama maja, mida ma siit aknast nägin, et siin samas ja ongi, et miks nad otsisid turundus- ja kommunikatsioonispetsialisti, et 2011 korraldas Eesti Kergejõustiku Liit siis esimese sellise suurvõistluse Euroopa juunioride meistrivõistlused ja siis kogu selle kuigi ma läksin vist 4 või 5 kuud enne seda tööle, nüüd ma muidugi vaataks appikene kui lühike aeg, seda planeerimist peaks alustama nagu, muidugi seal oli ju mingeid asju tehtud, et selles mõttes ma nullist sinna ei tulnud, aga jah, väga, väga kiiresti tuli ujuma hakata. Kuule, aga üks on see, et sa oled nagu
tavaelus nagu spordifänn, eks ole, meeldib isegi seda sporti teha. Teine on see, et sa lähed siis nagu tööle sellesse sektorisse, et see on ikkagi igapäevane päris raske töö, eks ole. Natuke ka tänamatu töö, selles mõttes, et tegelikult kõik see nagu positiivne või negatiivne kirjutatakse ikkagi põhimõtteliselt selle sportlase kaela või siis nagu siis alaliidu juhi, kas ta on siis, eks ole, see peasekretär või et jällegi sa oled nagu taustajõud, kes kloorit ei saa kunagi, see on nagu erakondadel need valimistel, et kui läheb hästi, siis võtab kõik need kandidaadid endale selle, et ükspuha palju sa seal nagu võimled ja kui läheb halvasti, siis võib-olla vaadatakse, et mis sa siin nüüd tegid. Aga ma ei tea, ma võib-olla ei ole selle kloori peal nagu väljas, et selles mõttes, et mulle meeldib nii-öelda taustal ja pannagi kogu see süsteem hästi toimima, et ja väga hea, kui ma välja ei paista, et siis võib-olla ongi hästi tehtud, et kui kellegi poole pole nagu näpuga näidata. Mis seal kõige suurem väljakutse on niisuguses kohas olles? No minu jaoks kindlasti see kommunikatsiooni osa. Kuna see ei olnud varem nagu täpselt, ma ei olnud varem sellega kokku puutunud. See kommunikatsiooni osa tuli juurde natukene hiljem, et seoses ka selle erinevate positsioonide muutumisega ja sellega, aga siis samas ongi, et kuna see alguses see oligi selline pressiteadete kirjutamise toimuvad sellised võistlused, sinna tuleb see, siis hilisemad need nii-öelda võistluste kokkuvõtted, aga jah, ja kui ma sain käia ka maailma meistrivõistlustel ja olla nagu pressiesindajana kaasas korraldada neid pressikonverentse, et see oli jälle nagu täiesti uus asi, et ka, või siis ka Eestis erinevaid pressikonverentse ja selliseid, et ühelt poolt sa paned sellise üritusturunduse või ongi sellise nagu korraldamise, et kõik asjad oleks paigas, sul on seda ruumi vaja ja kõike seda, aga siis teine pool on siis see ettevalmistus, nii-öelda starter küsimused, kui kohe ajakirjanikud küsima ei hakka, sellised vahendamised, et ja mingitel rahvusvahelistel võistlustel korra käisin ka teemantliigas nii-öelda siis seda meediaosakonna nagu tööd ja siis seda täpselt ma olin siis kergejõustikustaaride ja ajakirjanduse nagu vahendaja seal, kes siis et sinul on 2 minutit temaga aega küsida sellega. See oli nii pingeline ja mõtlesin, issand, kuidas ma ütlen nüüd talle, et ta peab ära lõpetama ja et selline eks seal oli päris palju selliseid challenge'id ja kus ma mõtlesin, appi ma ju ei tea üldse, mida ma teen, et aga kuidagi ujud välja ja päris suur tämbrisse ka nagu ei astu, aga jah, seal Kergejõustikuliidus just see nagu suur sündmuste korraldamine, et see sama hiljem siis, ma ei mäleta, 3-4 aastat hiljem, siis me tegime ka Euroopa U23 meistrivõistlused, et lihtsalt seal on nagu nii palju neid nüansse, mis peavad nagu, et üks osa on see, et sa tegeled nagu selle publiku ja väljapoole turundamisega, aga hästi palju on ju, sul tuleb sama palju ka nagu sportlasi, et kergejõustik oma sportlaste arvu poolest on ju tegelikult hästi selline, seal on nagu nii palju sportlasi, et nii juunioride EM-il kui U23-le 1000 sportlase, lisaks treenerid, muu abipersonal, nii et see on massüritus ja nagu koordineerimine. Ja, et muidugi mina tegin seda nagu nii-öelda ühte osa, et seal olid ju erinevad juhid erinevatel valdkondadel, et kes tegi seda hospitality poolt, kellel vabatahtlikud, kellel areeni teema, aga et kogu see asi nagu toimima saada, et see on hästi kihvt. Kui ma mõtlen, et see on võib-olla hea kogemus selleks, et kui tulevikus pead mingis ettevõttes tegema, ma ei tea, mingeid üritusi või mingid välised, et siis see tundub selline köömes, sest sa oled olnud nagu nii suurtes süsteemides, eks ole? Jaa, võib-olla küll, aga ongi, et iga üritus on nagu nii erinev ka, et jah. Ja nende üritustega seonduvalt ka, et ma ei kujutanud absoluutselt seda ette, et kui palju oli ka erinevaid publikatsioon, mida tuli välja anda siis seoses selle ühe võistlusega, et seal oli selline formaat nagu nii-öelda daily programs, see täpselt ja selle info tuleb eelneval päeval kell 6 ja siis järgmisel hommikul, siis oli oluline, et see on siis välja trükitud järgmisel hommikul kell 9 peab see sul nagu valmis olema, et mis see eeltöö on, et kuidas see fail tuleb saada, et sa saad siis selle kohe nii-öelda trükimasinasse ja sellest, ma ei tea, 500 kopit nii-öelda
teha, on ju, et seal oli nagu jah, hästi palju ja neid erinevaid publikatsioone oli nii palju, et seal sai nii-öelda ka seda, ma ei oskagi öelda, sellist nagu trüki poole või seda kogemust ka. Kas sa ei ole ju introvert oma olemuselt? Ma arvan küll, et olen. Selles mõttes paljud turundajad muuseas väidavad, et nad on, ja siis, et no, tohutult nagu raske on olnud, nagu, et nad peavad ikka kommunikatsiooniga tegelema, eriti kui sa ütlesid, et see kommunikatsiooni osa tuli sulle, et paljude jaoks on see nagu suur väljakutse ja sellepärast ka tihtipeale ei taheta seda sammu teha, et no kui ma ikka ei taha nagu suhelda siin välja poole. Aga mul oli nagu selles mõttes see, et ma olen kogu aeg ja ka praegu kommunikatsiooni mõttes ma olen taustal, ma ei ole kõneisik. Ehk siis see võtab minult nagu mingeid pingeid maha, et ajakirjanikuga rääkida nagu ongi, et niimoodi nagu taustal, mitte siis otse kaamerasse on... Praegu on kaamera peal. praegu on kaamera peal, ma üritan seda nagu ignoreerida. Ei ole olemas, see on kõige parem taktika. Aga mis sa ütleksid teistele, et kes on selles samas nagu kohas, et nagu öeldakse, et kuule, et sa oled siin teinud küll nüüd seda osa, turunduse osa, aga et meil oleks vaja kommunikatsiooni osa ka, et võtaksid juurde, et me ei hakka ju võtma selleks eraldi inimest, on ja siis mina ei ole üldse selline inimene, kuidas ma ikkagi hakkama saan. Sa oled selle läbi teinud, isegi kui sa kaamera ees niimoodi ei pea kogu aeg olema. Ja vaata, mis minu jaoks tegi asja lihtsaks ja võib-olla siis ka teistel oli see, et tegelikult ma alustasin nii-öelda sellest kirjalikust kommunikatsioonist, ehk siis kui ongi, et sa mõtled nagu seal need asjad läbi ja ongi suuliselt on siiamaani raske kohe neid õigeid asju nii-öelda öelda, on ja. Aga kirjalik see pressiteate vorm, uudise vorm, see annab nagu võimaluse neid asju läbi mõelda, ümber sättida, kõike seda teha, et kui on nagu võimalus justkui nagu selliselt alustada ja siis liikuda täpselt see otse ajakirjandusega suhtlemine ja kõik see pool on ju ja mis seal meeles pidada, ma ei tea, ajakirjanik on ka ikkagi inimene, et inimene küll, aga ta otsib alati mingisugust intriigi. Kohta, eks ole, mis oleks huvitav. Aga selles mõttes on see nagu huvitav punkt, et ma proovin korra nagu seda lahata, et ma näen ka, vaata, räägitakse poliitilist korrektset juttu, eks ole, eriti nagu poliitikas, aga ka selliseks korporatiivtasandil, et me esindame mingisugust organisatsiooni, seal on kindlalt jutupunktid, me ei tohi olla ja siis muutub see kõik asi niisuguseks robotlikuks, ja siis on tegelikult nagu ka teine pool ehk ajakirjaniku pahane, et seal ei ole mingit inimlikku nagu mõõdet, on ja mingi jama käib omavahel, on, et sa just ütlesid, et sa pead nagu võib-olla otsima seda sõna, on. Mina nagu mõtlen kogu aeg, et kuidas saaks nagu elu niimoodi, et me ei pea seda sõna nii palju otsima, et jah, et üks tuleb kasvatusest kaasa, et me oleme nagu keelekasutus on korrektne, ei ole niisugune ropendav, eks ole, ja see on niisugune väike, siis on niisugune väärtuste ruum, eks ole, mida ma millegi kohta nimetan või ei nimeta, eks ole, et kõik see tühistamiskultuur, mis vahepeal peale lendas, et et siis õudselt nagu vaadati ette, on ju. Aga et see ikkagi paneb niisugust nagu pressure'it, et me elame nagu mingi maskiga, on ju, avalikkuse ette kindlasti, on ju, ja siis on see kõik niisugune mitte midagi ütlema, on ju. Et mina proovin siin olla nagu võimalikult inimlik, on ju, nii nagu ma olengi, on ju, siis on nagu mõistlikum ka kuulata seda, on ju. Ma annan muidugi endale aru, on ju, et iga asja, mis ma ütlen, on potentsiaalne probleem, eks ole, et keegi ikka lõpuks võtab kuskilt välja, on ju. Ja siis ma ikkagi nagu kaalutlen läbi, aga ma proovin olla nagu vahetum, eks ole, on ju. Ja ma mäletan muuseas, kui ma läksin ülikoolis magistrit tegema ja mul oli olnud just see meedia gamma ja, eks ole, ära, mida osad võib-olla teavad, kes kuulnud mind on. Ja siis ma nagu seminaris arutasin midagi ja siis see trükiti Ekspressis ära, ma mingi kontekst oli seal ja ma mõtlesin, what the hell, eks ole, et kuulge, et see on nagu õppekeskkond, on ja ma peaks saama ja siis ma tõstsin selle teema muidugi ülikoolis üles, et tohiks sükst asja olla. Nad ka midagi ei saa teha, ajakirjanik on ruumis, eks ole, et ta nagu on ajakirjanik kogu aeg. Aga ta oli ajakirjanikuna või? Ei, ta oli õppijana, aga ta lihtsalt oli nagu ajakirjanik ka, et nemad otsivad ju kogu aeg kuskilt. Et siis ma nagu jälle mõtlesin, et see on ka nagu nõme, aga et ideaalis oleks ju see, et me saaksime vabamalt suhelda, siis ei tekiski seda nagu probleemi, et et ma võiks ju minna, mul on asi on vaja ära rääkida, et mis me siis nüüd ilustame seda. Ja, aga eks ongi, et minu arust need ei ole nagu vastandid, ehk siis selles mõttes, et see avatud kommunikatsioon ei tähenda, et ta on kuidagi läbi mõtlemata, et ta on ikkagi läbi mõeldud kommunikatsioon, on ju, et selles mõttes ja see ei ongi, et kas see on nagu millegi ilustamine või siis see on nii-öelda nende ettevõtte väärtustest kantud siis arvamuse avaldamine, on ju, et seal, ma ei oskagi kuidagi nagu
et selles mõttes, et noh, seal ongi see kahesuunaline on ju, et kommunikatsioonijuht või kõneisik siis, kes esindab nagu ettevõtet, et noh, ega temal on, noh, ongi see kindel agenda on ju, aga see ei tähenda, et noh, kuidagi ongi, et mingid asjad on jube nagu varjatult või mul on nagu no ma ei mõtle isegi seda, aga ma mõtlengi, et miks ju kardetakse seda sammu astuda, on ju, ongi see sama asi, et igal sõnal on kaal ja siis ma pean õudselt mõtlema, kas ma ikka nagu tean kõiki ja kõiki asju olen läbi mõelnud, on ju, et see press tekitatakse iseendale, see press on tekitatud väljaspoolt ja selle tulemus ongi see, et see kõik kommunikatsioon on selline nagu paljud ei julge sellega nagu tegeleda, on ju, et noh, isegi mina oma noores karjääris, siis ka ma nagu kuidagi tundsin, et ma nagu ei taha, on ju, et liiga palju pead nagu läbi mõtlema ja mulle ei meeldi selline asi, et ma nagu õudselt pean nagu mõtlema kogu aeg, on ju. Noh, mõtlema ikka, aga et... aga noh, jällegi, et kui sa oled oma valdkonnas, sa oled oma valdkonna spetsialist, on ju, et võib-olla siis ei olegi midagi karta. No ma mõtlengi, et siis mis meie soovitus oleks ikkagi, et tuleks võtta see väljakutse vastu, eks ole, jah? No jah, ma ei tea, praegu kui keegi nüüd mulle ütleks, et ma ei tea, homsest päevast oled Lux Expressi kõneisik, siis ma ei tea. Aga sa tegelikult oled. No, sa oled oma ametist juba niikuinii oled, on ju. See, et sa oled otsustanud, et sa nagu lükkad kellegi teise ette, on ju. et see on strateegia, on ju. Et see on lihtsalt nagu, noh, see on strateegia, eks ole, on ju. Ja, aga noh, mõtlen, et mind ikkagi, noh, see on see minu isiklik teema, on ju, aga noh, mingid kaamerad ja üldiselt ega see mulle ei meeldi, et nagu ma vist sulle ka kirjutasin, kui sa kutsusid mind siia, et oi, ma ei tea, noh, ei, ma tulen ikka, on ju, aga et mugavustsoonist täitsa välja. Aga no see ei ole ainuke, eks seda ma ju räägin kõikidega alati, on ju, ja see, ja paljudel ongi, noh, on öeldud ka, et aga mina olen niisugune taustajõud, ma ei taha nagu olla, ja noh, ma pean seda aktsepteerima, samas ma oma seesmiliselt mõtlen, et oota, mis valdkonnas sa oled? Et sa oled kommunikatsiooni valdkonna valinud, on ju, ja siis sa ei saa mulle rääkida seda, et sa ei ole valmis nagu ise endast rääkima, et see on nagu ei tundu mulle loogiline, aga see selleks igasuguste traumadega on inimesi. Ei, no ongi täpselt, noh, sinuga ma olen jumala fine rääkima ja kui ma neid kaamerika tähele ei pane, siis on ka täitsa okei. No sealt sa said igal juhul kõva koolituse, eks ole, igas osas, on ju. Jaa, sai. Mis edasi? Edasi ma läksin üldse lapsepuhkusele ja siis veel suurem sündmus tegelikult. Ja võt siis ma hakkasin mõtlema et kui varem oli kuidagi see tulnud niimoodi, et okei, proovin, okei, see on hästi loogiline, siis ma hakkasin tõesti mõtlema, et no mis ma nüüd nagu teha tahaksin. Ma mõtlesin noh, nagu selle peale, et ma ei taha sinna kergejõustikuliitu selles mõttes tagasi minna, et need võistlused on tihtipeale nädalavahetustel, õhtuti mingid asjad toimuvad, et see ei ole võib-olla see, mida ma siis väikse lapse kõrvalt tahaksin teha. Ja noh, eks ma siis hakkasin, ma arvan, et siis kui laps sai nagu aastaseks, et noh, mingeid väikseid projektikesi oli nagu kõrval ka, aga hoidsin siis nii-öelda töökuulutustel silma peal ja vaatasin, mis seal silma hakkab. Huvitav oli ka see, et ma kandideerisin paari kohta, ma ei mäleta nüüd, mis ühte kohta tegelikult ma mäletan kindlasti, turundusspetsialistiks ja siis mulle öeldi, et ma olen ülekvalifitseeritud. Ehk siis, et noh, et te olete parim kandidaat, aga te olete ülekvalifitseeritud. See võis isegi õige olla. Võib-olla oli, aga noh, siis ma olin jube pettunud, et noh, mis mõttes, et ma ju tegelikult ma tulin siia nagu tööle selle mõtte või siia intervjuule, et selle mõttega, et ma nagu tahaks siia tulla, on ju. Aga siis teie ütlete mulle, ma olen nagu ülekvalifitseeritud. No tagantjärele aitäh, et nad seda selles mõttes ütlesid ja noh, jällegi, et too oligi see võib-olla see mugavustsoonis olemine, ma valisin täpselt selle sama positsiooni, kus ma just olin, on ju. Aga siis, mis kuulutuse ma leidsin, T-pileti tootejuht. Ja, sa teadsid, mis T-pilet oli? Ja ma teadsin küll T-piletit, et noh, jah, et sellest võib-olla hiljem, kuidas ma seda nagu teadsin, aga võib-olla oligi, noh, väga lihtne on see, et olles Tartust pärit, elades Tallinnas, siis ikka satud T-piletiga kokku liikudes ühest linnast teise. Ja seal, mis mulle nagu meeldis, oli see, et ma isegi ei mäleta, kas see tuli nagu kohe intervjuus välja, ikka tuli vist, ja et seal ma sain nagu seda
seal tuli IT pool ikka päris kõvasti nagu sisse, ehk siis kogu see kasutajaliides või kasutajakogemuse ja selle loomine siis ongi, et ühe veebilehe kontekstis, et ja see oli nagu nii põnev ja täiesti jälle ujusin, ma ei tea, mis stiili, mida ma enne ei olnud ujunud, et no kui ma sinna läksin, ma ei teadnud, mis asi on front-end ja mis asi on back-end, no reaalselt on ju, et ma tegin omale mingi eraldi nagu siis sõnavara, kus ma peaaegu õppisin neid nagu sõnu, mis asjad, mis miski on ju, mida me siin nüüd arendame täpselt, on ju. No paljude jaoks on see, võib-olla nad ei tea, aga grupp on, eks ole, töötanud välja, küll enda, ma arvan, siis oma vajadusest tulenevalt, eks ole, pileti broneerimis-, väljastamissüsteemi, mida nüüd nad tegelikult müüvad palju laiemalt, eks ole, teistele bussifirmadele üle maailma võiks siis öelda või päris võib-olla sinna ei ole jõudnud, aga. Ja, et see on tegelikult, ongi, et see teepilet on siis tegelikult ikkagi nagu see konkreetne see veebileht, mida me siin teame, aga selle back-endi teeb selline ettevõte nagu Turnit ja nemad siis nii-öelda müüvadki siis seda süsteemi ülemaailmselt, nad väga ägedalt panevad ja tõesti terve maailma on varsti Turnit. Selles mõttes nagu huvitav toode, et mis on tekkinud nagu see Zero Client on tegelikult enda grupi ettevõtte, sellest nagu tuntakse juba hästi seda, võiks öelda siis valdkonda, on ju, ja siis on vaadatud, et et kui me tüüpiline natuke eestlastele teeme ise, ju siis ei leitud midagi paremat ka ja siis on nagu avastatud, et oot, aga seda võiks tegelikult laiemalt pakkuda ja on ju? Ja ongi, et tänu sellele ka laiemale pakkumisele, milliseid erinevaid võimalusi see kõike juurde toob, erinevad kliendivajadused, et selles mõttes, et see on tõesti nagu hästi põnev, on ju, ja ongi, et kui back-end mingil hetkel ma ütlen, et ta on nagu valmis, on ju, aga siis sa teadki, et siis sa hakkad nii-öelda seda front-end, millist infot sinna üldse nagu välja kuvada, sest see back'is on ju nii palju tohutuid võimalusi, aga mis see tegelikult siis nagu kliendi jaoks on oluline. Kas siis sa nagu hakkasite mõtlema või kliendi teekond oli seal nagu kogu aeg, eks ole, liikus seal kõrval, eks ole? Ja täpselt nagu see, et kuidas see pileti ostmine võimalikult mugavaks teha ja ongi, et tegelikult sinna T-grupi alla kuulub ka mitmed bussijaamad, on ju, et üldse see nagu kliendi teekond enne seda, kui ta nagu bussi astub, et see oleks võimalikult mugav, et kogu see infrastruktuur ja kõik see pool, et bussijaamade kassad, bussijaamade info, ja siis see pileti ostmine, on ju, et kas te kaardisite nagu persoonasid ka sinna kõrvale tookord või lihtsalt oli ikkagi kliendi teekond oli põhiline? Ei, persoonasid selliselt ei kaardistanud, aga jah, et kliendi teekond, erinevad sihtrühmad, ongi, et ma ei tea, alates võib-olla kõige basikum, need, kes ostavad oma pileteid bussijaama kassast, mis on nende jaoks olulised, need, kes ostavad veebist, siis erinevate liinide eripärad ja kõik selline pool. Aga kas seda ka vaadati, et see on nagu loogiline, kuidas see teekond nagu füüsilises kujus nagu välja näeb, eks ole, aga et panna sinna, et mis momendis need inimesed üldse on, et mõned sõidavad esimest korda, eks ole, mõned käivad igapäevaselt, on ju, ja see teadlikkuse tase on ju hoopis teistsugune. Muidugi, et selles mõttes see on kogu see nagu loogika, et kuidas sa seda veebilehe nagu ülesehitust teed, et ta peab olema esimesest hetkest kliendi jaoks arusaadav ja selles mõttes ongi, et hästi loogiline, et ei teki seda hetke, et ta kuskil jääb minutiks mõtlema, mis ma nüüd järgmiseks teen, on ju. Et pluss siis see on ju ka tegelikult hästi erinev. Few moments later, just, et kliendid ostavad ju ka pileteid, kes ostab oma pileti 6 aega ette ja kes ostab 3 minutit ette, kelle jaoks on siis ülioluline, et see ost saaks nagu väga kiiresti nagu tehtud, on ju, et seal ongi siis meil tuli teepileti äpp ja kõik sellised asjad, et see ongi nii-öelda juba järgmises staadiumis kliendile, lojaalsele kliendile, et selles mõttes, et seda on see oli... Aga tootejuhina, kes su klient oli? Ma ei mõtle nagu lõppklienti, nagu, et kes ostis mu piletit. Kas ta oli sisemine nagu seesama IT pool või oli siis nagu Lux Express või olid need samad, kes su nagu klient? Selles mõttes, me tegime tegelikult kõik bussifirmad ju. Ehk siis kõik, kes müüvad oma pileteid teepileti keskkonnas. Et ka nende ootustele vastata, et selles mõttes üks oligi Lux Express, aga Taisto, Hansaliinid, väga, väga palju erinevad. Kuidas sulle tootejuhi töö meeldis?
Mulle meeldis, aga siis oligi, et väga jäi tausta, noh, ongi, et see selline klassikaline turundus ja see jäi väga nagu taustale, et noh, ongi, et meie ongi, et teepiletis, noh, ega me teepilet ei saa teha mingisuguseid hinnakampaaniaid, sest noh, hind tuleb ju bussifirmalt, on ju, et me tegime aeg-ajalt ikkagi sellist brändikampaaniat ja seda me tegime, aga seda oli nagu vähem, on ju, et mulle väga meeldis see uus, see nii-öelda see kasutajaliidese ja kasutajakogemuse pool meeldis, aga noh, ma tundsingi, et siis nagu võib-olla jah, seda turundust jäi minu jaoks seal väheks, et mulle kõrvalpõige, et noh, et sa olid siis lapsevanem, on ju, lapse saamine ikkagi muudab võin endalt öelda, ennem ma ei teadnud sellest midagi, aga et kuidas see nagu töö ja selle lapsega koos olemise nagu aeg ikkagi kokku saada, et sa nagu passioniga teed midagi, aga samas sa kogu aeg nagu mõtled, et kuidas kõik muud asjad on. Ma tean, et alguses oli seda pinget päris palju, et sa lähed nagu uude kohta tööle ja kus sa pead nagu ennast tõestama, vähemalt mulle endale tundus, et ma ikkagi pean ennast tõestama. Aga samas siis on see väike laps, kes siis ikkagi on aeg-ajalt haige ja tekivad mingid no jaa, aga noh, et minu jaoks oli hästi suureks toeks minu abikaasa, kes siis sai alguses võib-olla natukene rohkem seda lapse haiguste teemat nagu enda peale võtta ja delegeerisid ära? No jah, delegeerisin ära. Pluss siis ka see, et kui ma oleksin võib-olla olnudki näiteks see esimene oleks olnud kommunikatsiooni ja turundusjuhi roll, siis oleks seda võib-olla olnud nagu see pinge oleks veel suurem olnud, et selles mõttes see oli, ma ei tea, ma ütlesin, et pehme maandumine, aga ka see, et mu kõrval oli inimene, kes sai mind nagu nii-öelda aidata selles valdkonnas ja siis, kui ma olin juba nagu sisse elanud, et mitte ma siis nagu kogu aeg lapsega kodus hakkasin olema, aga siis meil oli nagu siuke 50-50 ja sain need asjad toimima ja noh, ongi, et mu kolleegid on ka pereinimesed, et siis seda mõistmist oli ka no ma mõtlengi, vaata, et ma viitan sellele, et kui sa olid kunagi agentuuris noored kõik seal kanalite peod ja noh, kõik see nagu fun on ju, pigem pikad tööpäevad on ju, et nagu hoopis teistsugune nagu tööelu, kui on hilisemas eas, kui sul on nagu pere, eks ole. Need on täiesti erinevad asjad, et ma just praegu mõtlengi, et kui ma praegu näiteks agentuuris töötaks, et huvitav, kas ma olen siis see kuivik, nii et ma ei tea, et arvuti läheb kinni 17-15 ruutu lasteaeda ja siis see oleks juba tänapäeva mõistes, kuna mul laps käib lasteaias natuke hilja, et jah. tegelikult juba on nagu 3:05 on kõik kohal on ju, ma ei tea, mis juhtub, ummikute pärast arvatavasti. Sest mulle endale ka tundub, et kuidas see võimalik on, ma jõuan oma lapsele mõnikord järele 17:30. Siis on umbel viimane. Kus sa olid? Kus teised inimesed töötavad, kuidas nad jõuavad? Aga ma arvan, et see ikkagi kuivik ei oleks, sest huvitav, ma olen agentuuriga omadeks küsinud seda, et kuidas see niisugune nagu jälle vibe on, et kas tehakse palju selliseid üritusi. Tegelikult nad ütlesid, et asjad on hästi palju muutunud. Praegu ja isegi kui öelda pereinimesed, hästi palju nagu ikkagi oma isiklikku aega hinnatakse, et noh, et on olnud tööaeg ja siis noh, mõned üritused, aga ei ole siukest nagu noh, ma ise mäletan, kui ma 90-ndate lõpus olin agentuuris, siis meil oli niimoodi, et saad aru, et me käisime klubis ja siis veel läksime läbi, et tead, et seal oli veel noh, mingid piljardid mängima, et see oligi nagu elu, eks ole, et siuke ja siis panid edasi ja kuidagi ma ei tea, noh praegu ei kujutaks seda ette. No sa said aru, eks ole, et mingi moment sul turundust võib-olla jääd kaugeks, et millegi pärast sa tahtsid siis nagu rohkem turundust, on ju, ma ei tea küll, mille pärast. Ma ka ei tea, mille pärast, aga selles mõttes, et see ei olnud jälle, siis ma läksin jälle lapsepuhkusele ja kas see on üldse sõna on õige või? See ei ole õige sõna tegelikult, lapse puhkus. Ei, ta võib nagu termini mõistes olla õige, aga no puhkust on asi kaugel. Või puhkusse küll ei ole, ja. Aga no ise ma valikut tegin, et eks ma siis suplen selle sees. Aga ja siis oli see, et kus ma siis esimest korda elus ma ei kandideerinud töökohale. Sulle tuli kõne või? Mulle tuli kõne, jaa. Et kuule Marlis, mis sa arvad? Ja siis tegelikult ma ei arvanud väga midagi, et noh, sest ma kohe otse ma ei tahtnud nagu tööle tulla. Aga siis me tegime sellise kokkuleppe
tagantjärele olen mõelnud, miks ma enne suve nagu selliseid otsuseid teen. Et ehk siis, et oli koroonaaeg 2021, kõne tuli siis, ma arvan, mais, millele ma siis, tegelikult ma ütlesin kohe jah, aga, ja siis oli ka conditions apply, et ma suvel töötasin ikkagi veel väikse koormusega, tänu siis sellele, et lapsel ei olnud lasteaia kohta ja kõik see osa, ehk ma viisin suvel ennast asjadega kurssi ja küll aga kellena ma siis suvel oli, et ma ei tegutsenud selle turunduse poolega, vaid just siis kommunikatsiooni poolega, ehk siis ma vastasin meediapäringutele, tegin meie pressiteateid ja seda kas siis oli just koroona alanud või juba käis? Ei, koroona algas ju 2020, see oli aasta siis ja LuxExpressi buss ja ma ju mäletan seda, et see oli nagu esimene asi, mis tõi meile selle koroona ja et jah, sellest ajast ma olen ka väga huvitavaid lugusid kuulnud, et ma päris seal alguse sees ei olnud, aga mis on millised desinfitseerimised ja mis seal siis kõik nagu pihta hakkas, et aga jah, 2021 ongi, siis oli see koroonatalv oli niimoodi 1,5 oli möödus, aga tegelikult tuli veel ju uus laine ja uued lockdownid, et no praegu see kõik tundub siuke nagu kuidagi ajalugu, aga tegelikult see alles oli ja see oli ju nii horror kõik, et ma mõtlen nagu, kui sul oli ka väike laps, et kuna mul oli ka siis ka ju väike laps, et nagu isegi oma vanaema, vanaisa, ta nagu ei, vaata pidi toidma mingit, mõtlesin, et issand jumal, kuhu me jõuame, eks ole. Et laps kasvab üles, et kui maski ees ei ole, siis on nagu imelik, et kes seal on. Ja. Et sellest ju tegelikult räägitakse palju, ma ei ole lugenud, aga on ju tehtud erinevaid uuringuid ka, et kui sa nii-öelda jäid sellest, ma ei tea, beebi ja sotsialiseerumisest eemale, mis siis nagu pärast saab, et endalgi oli ju raske, et mul ühest küljest ju selles mõttes oli ka nagu võib-olla lihtsam, ma olin nagu lapsed kodus, et kõik need nagu see tööstress, mida oli ju kõikidel väga palju, on ju, et see jäi must nagu kaugele ja, aga siis seal oli nagu teised teemad. Ja... No ma mõtlen see, vaata, räppar tegi meil see, Nublu tegi seda köhimise, et see, ja siis ma mõtlesin, et kui keegi köhib kuskile, kui ma nüüd praegu köhatsin, siis koroona ajal oleks olnud, äkki lõpetaks ära, et praegu peakski ära minema. Ja. Et kuidagi need stigmatiseeriti nagu ära kõik need asjad. Ja ongi, tegelikult ma läksin ju valdkonda, mis oli väga tugevalt koroonast mõjutatud, alates sellest, et sel hetkel oli küll riigipiirid juba nagu lahti, aga mingil hetkel olid riigipiirid kinni, et see tundub nagu nii müstika on ja aga samas sel hetkel oli ikkagi veel see, et on kohustus kanda maski ja siis kui need uued lained jälle peale tuli, mitte küll suvisel ajal, aga et see oli ikka päris keeruline aeg ongi kogu ettevõttele, eesliinil olevatele bussijuhtidele, et kuidas nagu nende tervist kaitsta, samas nemad ju pidevalt nii-öelda kliendiga kontaktis on ju, et aga sa alustasid ühesõnaga kommunikatsiooni poole pealt ja siis mingi moment öeldi sulle, et kuule, et ja ma sain nii-öelda 3 kuud siis sisse elada, septembrist lasteaia koht olemas, davai, nüüd on turundus ka, et ja mis see siis nagu tähendas, oli see, et kui enne koroonat oli LuxExpressi turundustiim selline 10-liikmeline, ma räägin siis mitte siis LuxExpress Eesti, vaid nagu kogu see rahvusvaheline pool ka juurde, aga siis koroona ajal oli see ühe mehe orkester ja mina alustasin ka siis nii-öelda ainult mina. Aga siis, mis see andis nagu võimaluse, oli see, et kui ma tegelikult, ma olin juhtinud ju protsesse, ma ei olnud juhtinud inimesi, et aga nüüd siis LuxExpressis olles ma sain hakata siis oma seda tiimi nii-öelda kasvatama, et vaikselt, eks ole? Vaikselt jah, et selles mõttes, et see ei olnud hooga, et me kohe võtame 10 inimest tööle ja hetkel on LuxExpressi turunduses 5 inimest, et see, ma arvan, et see ongi võib-olla selline hetkeseisuga nagu täiesti aga kuidas, see on siuksed kobamised, eks ole, selles juhtimis nagu valdkonnas, et mis sa leidsid kõige raskemalt olevat, kui sa inimesi hakkasid võtma? Et kõige raskem oli, ma arvan, esimene värbamine, kui ma olin ise ka olnud väga vähe alles seal tööl
ja ma ei tundnud veel seda valdkonda nagu nii hästi. Valdkonda, aga organisatsiooni sa siiski ju tundsid ju? No organisatsiooni selles mõttes, et Lux Express oli olnud nagu koostööpartner ja kuna meie kontorid olid lähestikku või ongi samas majas, et siis ma mõnda inimest olin niimoodi nagu näinud aga selles mõttes, et meil ei olnud nagu mingit tihedamat sellist läbikäimist nagu, et see oli kindlasti oligi kõige raskem see, et ma alles ise nagu õpin seda valdkonda tundma, aga ma pean justkui siis võtma inimese, ma alustasin vist sellest, et ma võtsin digiturunduse spetsialisti või tegelikult oli turundusspetsialistina just siis. Ja siis ma pean talle nagu hakkama ka juba neid asju õpetama. No ma siis küsisingi päris palju ka seda nagu abi, et okei, et keegi äkki saaks nagu selle liini poole ja selle tutvustuse teha, keegi saaks mingit veel seda osa tutvustada ja siis ma ise käisin ka kaasas niimoodi õppimas. No aga üks on see valiku moment ja teine on see, et sa pead defineerima, et milline juht sa nagu oled või milline juht sa tahaksid olla, eks ole. Selle defineerimise siis ma kindlasti ei jõudnud selleni. Aga millal sa jõudsid? Ma tegelikult tunnen, et ma mingeid asju hakkan võib-olla nagu praegu alles aru saama ja kui mõeldagi, et kas ma olen nüüd demokraatlik juht, suunav juht, diktaatorlik. Ma tegelikult tunnen, et ma suudan neid rolle võib-olla võttagi selliselt, et vastavalt olukorrale. Ehk siis mingites kriisiolukordades ma võin olla ka nagu diktaator, aga üldiselt pigem ma arvan, et ma püüan olla selline demokraatlik ja selline vabu käsi andev juht, et mitte liialt kontrolliv, aga võin olla ka selline Führer kui ajaloo termini kasutada. Aga vaata, kus see on nagu huvitav, et mingis vanuses on ju, see ei ole enam 20 aastane, et meil on tegelikult, me alles avastame mingit osa endast, eks ole, kuna kuigi võiks öelda, vaata, et isegi abielus, seal on ka ju mingi juhtimine käib omavahel, on ju, et loodetavasti nagu harmooniline, aga põhimõtteliselt. Peres, eks ole, lastel on ka, sa oled mingi juht, on ju, mingi positsioon, sa ei anna endale võib-olla niimoodi aru, on ju. Ja siis on see niisugune nagu töösituatsioon, mis mõnes mõttes on mingid elemendid on ju olemas, aga mingid elemendid on täitsa teistsugused, et see on naljaks, et me sattume olukorda, kus me nagu, siis peame hakkama nagu mõtlema, et milline ma üldse tahaksin olla või milline ma üldse olen või milline peaks olema, millise organisatsioon on, eks ole, mis ta üldse ootab minult, kuidas ma peaks olema. Ja tegelikult ongi see, et sa tõid selle pere teema, et nii palju on neid, sa saadki paralleele tegelikult selle juhtimisega tuua, see, mida sa teed tööl ja mida sa teed kodus, on ju kokkulepete saavutamised, samamoodi sa teed seda tööl, sa pead seda tegema kodus, on ju, et need on nagu nii selle eluga nagu läbi põimunud ja ei mõtle nendele igapäevaselt, aga üha enam ma mõtlen, et peaks mõtlema, et lihtsalt nagu korraks võtta see hetk ja peatuda ja läbi mõelda, et kindlasti see juhtimise osas ka, et ma olen mõelnud, et samad võib-olla inimesed, kes algusest peale siis koos minuga ja siis ma mõtlen, et appikene nagu mis vigu ma olen teinud või oleks ma seda nagu enne teadnud, et kuidas me siis niimoodi on ju, aga selles mõttes, et need inimesed on nagu koos minuga ka nagu kasvanud ja ma loodangi, et kuskil need vead ei ole nagu nii. Sest vaata, see on huvitav, sa räägid mõnes mõttes vastutusest ilma, et sa ütled seda sõna ja seal on nagu kahetasandiline vastutus. Üks on see, mis tööga sa tulemid teed, eks ole, ja sul on lõppkliendid ja need sisemine organisatsioon ja seal mingi vastutus su tegevusest, eks ole, mis tuleb. Ja teine on see sama nagu lähisuhetes, mis on sul sama siis nagu kolleegidega või alluvatega, eks ole, halb sõna, aga põhimõtteliselt. Ja tõesti on see, et kuidas sa nagu päeval oled, mõnes mõttes hästi palju reflekteerib ju nende õhtut, on ju, järgmist päeva võib-olla, on ju, et nad lähevad koju, ütlevad, Marlis oli täna täitsa pöörane, on ju, ja tegelikult sa nagu rikud potentsiaalselt inimese nagu täiesti mingi lähiajaloo ära, eks ole. Ja ma mitte ainult ühe õhtu, võib-olla ma rikun nagu mitu päeva, on ju, et selles mõttes, et ma
püüangi nüüd võib-olla nagu natuke teadlikumalt mingeid asju teha ja tegelikult ka see, et ma olen nagu juhina võib-olla olnud väga palju tulemustele orienteeritud, et mingid tulemused kõige tähtsam on, kuidas see kampaania läheb ja pööran vähem tähelepanu nii-öelda sellele inimeste poolele, aga tegelikult ongi, et mul on ju oma tiimis need inimesed, kes vajavad nagu hoopis teistsugust lähenemist kui mingi, ma ei tea, kommunikatsiooniplaani elluviimine. Ma olen mingit klippi näinud Steve Jobsist, kuidas algusaegades ta oli seal ütles, et kõige suurem õnnestumine nagu tootena oli tal oma meeskonna loomine. Et mitte see toode ise, eks ole, vaid see meeskond, kes ise lõi, et et see on vaata jällegi, et see, mis sa ütlesid tulemust, mõnes mõttes on see õige, sind palgatakse selleks, et sa teed mingisuguse asja ära. Nüüd selleks antakse sulle ressursid ja ressursid on 3, see aeg, raha, inimesed, eks ole. Et näed, sellise kolmnurgaga sa pead selle tegema, sa võid seda üksi nagu rabada, aga selleks sa peadki need inimesed võtma. Ja nüüd on tõesti küsimus, et mõnes mõttes sa pead pressima seda tulemust, aga sa ei saa ilma teha, kui sul on selline seltskond, kes on nagu pigem sinuga kaasatud. Sellepärast on hästi raske tegelikult, kui sind istutatakse olemasoleva meeskonna peale. See ei ole tegelikult, sa ei tea, see on jälle mingi, sa võid seal nagu võtta need mingid positsioonid ja nii edasi, aga seda on palju raske minu meelest teha versus, kui sa tuled ja sa saad ise... Ja, ma olen ise sama asja mõelnud, et tegelikult oli see nagu super võimalus see, et ma olen saanud oma tiimi nii-öelda nullist luua. Et sa ei saa nüüd kellegile öelda ka, et näed, et mina oleks teinud, aga te andsite mulle sükse meeskonna, ma ei saa midagi teha. Et ja need on need inimesed, kellega kõigiga siis ma olen need tööintervjuud läbi teinud ja ongi, et mida ma tegelikult tahaks olla, et eks ikka tahaks natukene coachivam ja sellist, et jaa, see võtab hästi palju aega, aga kui palju see nagu tagasi toob, et ROI, et mis see on? Seal on nüüd üks problemaatika on see, et töösuhete pikkused tänapäeval on, et ega probleem on selles, et sa, ja seal, ma ei tea, kas sul keegi on ära läinud juba selle aja jooksul või? See sama esimene inimene, kelle aga see on ainukene. Et seal on vaata juba siuke tekib isiklik esimene tagasilöök, pettumus on ju, see on nagu oma laps on ju, läks nüüd minema on ju, mis mõttes on ju. Ja teine on see, nagu paned hästi palju ennast sellesse coachivasse nagu situatsiooni ja siis mõnes mõttes ongi, inimene võib-olla ongi valmis järgmised asju ja ta läheb ära ja siis sa nagu tunned ennast emotsionaalselt ja siis sa käid selle virväri läbi, et mis ma nii palju pidin üldse sinna panustama. Ja, aga samas on ikkagi nagu see, et tegelikult selles coach imises või üldse nagu õpetamises sa ise õpid ka alati. Ehk siis, et ongi, et kui sa ei võta seda protsessi, kui, et ongi, et see nagu lõpptulem peab olema nüüd see, et sinu coachitav või õpetatav jääb sinna sinu kõrvale, et siis on kõik ideaalne. Vaid ideaalne on see, kui ta suudab seda teadmist nagu rakendada, olla, ongi selline tiimiliige, nii inimesena kui nagu tulemuste mõttes, kes et siis see võib-olla ei ole nagu nii raske, et ma praegu tegelikult ka, et mul ei ole tegelikult seda nagu kogemus, ma lihtsalt nagu mõtlen siin, et ütleme, et loodame, et nad on pikalt sul seal on ja ütleme, et siis sa oled juba hästi teinud, et kui mul oli siuke kogemus, kunagi läksin kellegi juurest ära, siis ta ütles mulle, et ma loodan, et sul kõik elus halvasti läheb. No mõtlesin küll, millega ma selle olen ära teeninud. Et võib-olla, et juba oled hea juht, kui sihukest lauset ei ütle, kui inimene ära läheb. No, fingers crossed, et ma annan sulle teada. Ja üks asi veel, mina olen pidanud seda elu ka läbi elama, kus mul on, ütleme, et omanikud on, organisatsiooni omanikud, sul on ka tegelikult eraomanduses on, ja siis on sugulased sul all seal selles meeskonnas. Oi, kui raske see on. See on nagu nii raske, sellepärast, et sa pead kuidagi nagu seda meeskonna vaimu tekitama, ta on sinu osa, sa oled ikkagi ju alati ei käi nagu ühte niukest sammu seal kogu selle juhtkonnaga, eks sul on ka omad mõtted ja siis sa nagu nendega arutad ja siis on seal justkui nagu sul mingi vastastikune mõtlemine ja siis minnakse nagu sugulastega omavahel kokku ja siis räägitakse, et ta tegelikult ühesõnaga, ma alati ütlen, et mõelge alati väga, kui te lähete ettevõttesse, kus on peresuhted nagu ja hästi palju pereinimesi töötab, et see on tegelikult topelt raskus, see on tehtav, mina ikkagi sain nagu väga-väga pikalt hakkama,
aga see on mega raske. Ja see selles mõttes see võib olla keeruline, aga ma ei tea, mulle tundub, et meil on selles mõttes on väga hästi paigas, et ongi, et kui Lux Expressi omanik nagu Hugo Osula, et ja selles mõttes, et jah, on ka sugulasi ja Hugo Osula pojad on aktiivselt nagu seotud, aga nad on selles mõttes kuidas ma ütlen, muidugi me Hugo ka aeg-ajalt ju põrgatame mingeid teemasid on ju ja siis on veel see Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos, et aga see on nagu, ikkagi ta on nagu distantsiga, et ja samasmoodi, et meie ma ei tea, nõukogu liikmed, et sellega ka samamoodi, et see ei ole nagu kuidagi igapäevases turunduses, ongi turunduse strateegiates ja selles osas ta ei ole nagu segav, et võib-olla mul on hästi läinud. Ja ma arvan, et ei, selles, eks nad ju saavad aru ja on kogemustest saanud aru, et nad on palganud inimesed mingite rollide peale, see on, ma lihtsalt nagu ütlen, et kui satub selline olukord, et ta juhtub veel, et keegi on nagu sinu meeskonnas, vaata see on nagu raske, see, et ja see on topelt siuke, et seal ei tasu ka üle mõelda, et tegelikult sa pead ikkagi oma joont ajama ja nii edasi, aga inimesed tekitavad lisastressi, sellepärast nad arvavad, et nad peavad kuidagi teistmoodi käituma nendega. Ja, sest minule näiteks selline mõtete põrgatamine nii meie tegevjuhiga, kellega ma teen seda sageli, kui siis ka omaniku Hugoga, et mulle see tegelikult väga nagu meeldib, et see seab asjad nagu võib-olla mingi natukene jälle muudab seda, kuidas sa mingit asja nagu vaatad, on ju, et vaata, mul on poja nimi on Hugo, vaata, ja siis ma alati, kui ma kuulen, ma tema järgi muidugi pannud, aga et ma mäletan, kui mul on õpilastele või ma ülikoolis õpetan, on ju, et kui on keegi nimeline Hugo, siis see on kohe nii soe tunne ja siis ma mõtlen, et ta on kohe nagu teistest paremast situatsioonist, sest ma nagu olen taga leebem, sellepärast, et nagu kuidagi on siuke nagu nime ära tundmine, mis on siuke nagu positiivne. Väga armas. Ma mõtlen nii kahju, et minu nimelisi eriti ei ole. Mul endal nagu sellist asja ei... Aga seda enam, kui sa leiaksid, vaata, siis oleks ta nagu nii südamelähedane. Jah, ma tegelikult kunagi ma ju vaatasin ka, et Marlist vist oli kas 13 on Eestis. Nii vähe, vaata, nad ikkagi vanemad suutsid leida ikka nime, eks ole. Ja ma ei tea, keegi suutis mingid aastaarve ka seal panna, et ma ei tea, kas ma olen siis kõige vanem Marlis ja siis ma ei tea. Aga muuseas, see nime teema on nagu strateegiline, ma olen lugenud teadusartiklit selle kohta, et oleneb, et kas su nimi on alfabeetiliselt ees või taga, et sa potentsiaalselt sind küsitakse näiteks koolis oluliselt rohkem, selle tulemusena sa tegelikult rohkem arened, sa pead olema nagu, et need, kes seal keskmises on, et nende osa on nagu kehvem. Mina olin lõpus, aga mulle väga meeldis, et aega, et minuni ei jõutud, et mõnikord nad teevad reverse'i, eks ole, alustavad lõpult, aga põhimõtteliselt, et need, kes seal, mina olen Alar, siis mul oli alati vaatame, kes siin ees. Perekonna nime järgi ju. No siis ma olen keskel, jah. Sest ma mäletan, kogu aeg oli perekonna nime teema, et no jah, osaliselt, aga see on nagu huvitav. Ütle mulle, kas sa oled nagu seda, ma ei taha seda põdend, aga osad turundajad on, et tal nagu alusharidus ei ole turundus ja siis sa oled nagu turundusjuht ja siis sa mõtled, et keegi ei ole öelnud, mis ajaloona teadsin üldse sellest asjast? Ja ma olen seda alati mõelnud enne tööintervjuudele minemist. See on üks hetk. Ja võib-olla ka see, et kui ma seal meediaagentuuris töötasin, ega siis ma esimese urraaga ei läinud, ma olen ajaloolane nagu, et niigi seal ma pidin nagu, olles nii noor projektijuht, kogu aeg tundus see, et ma pean nagu tõestama, et ma olen selle koha tegelikult ka ära teeninud ja ma tegelikult ka oskan konsulteerida, ja kui ma oleks veel selle ajalookaardi sinna lauale löönud, et kindlasti on, ja mida ma ju ei tea, on ka see, et kas mingitel konkurssidel on kõrvale pandud, sellepärast, et ma olen diskrimineerimine, saaks teada kohe, annaks kohtus. Et võib-olla ka see, et ma ise, kui on mingi värbamisprotsess, et siis ma suhtun avatumalt ka nendesse inimestesse, kellel ei ole seda, kuigi võib alguses olla seal kirjas, et erialane kõrgharidus vähemalt 2 või 3 aastat, aga siis vaadata natukene rohkem sellest open-minded, et mis ta tegelikult siis nagu teinud on. No, tulen valdkonda juurde tagasi, see valdkond, mis algul ei olnud nii selge, aga tänaseks on nagu vägagi selge. Siin ta ootas ees midagi, jätame selle COVID-i kõrvale, see oli muidugi nagu makromajanduslikus mõttes nagu niisugune asi, mis isegi kui sa õpetad midagi nagu väga hästi isegi ei mahu sinna makrosse, et see on nii hull asi, et see nagu lööb kõik kaardid nagu segamini. Aga sul oli tegelikult toimiv väga hea mainega
ikka asju nagu paratamatult ja praegu on ka juhtunud, eks ole, seal neid avariisid asju, mis on niisugused ikkagi naljast väga kaugel ja väga nagu traagilist asja taga. Et sind ees ootas tegelikult ikkagi nagu väga toimiv organisatsioon. Üks asi, mis ma olen Osula puhul vaadanud ja ma olen aru saanud, kuhu tema investeerib alati esimesena on bussi. On ju, et nagu buss peab olema nagu kõige viimasel tasemel, eks ole, et ta ei ole selline, et las park vananeb, ma olen igal poole siukse fancy'sse moodi, on ju. Ja selles mõttes ta on hästi nagu sarnane, kus ma vaatan tootmisest, ma olen tulnud, on ju, et tootmiskesksed juhid hästi palju mõtlevad sellele, et mis seadmete peal nagu töötatakse, et see on nagu, ja need inimesed seal ümber siis, on ju, et siuke kooslus. Et see on siukene turunduslik asi, on siuke afterthought, et et mõtleme siis muu asjad sinna juurde. Ja seal on mitu asja, et selles mõttes mitte ainult siis nii-öelda see buss on ju, aga ikkagi see inimeste teema just bussijuht, bussijuht, kes on ja Lux Expressi see visiitkaart, aga kust see nagu tuleb, võib-olla ongi ikkagi see, et see meie kliendikesksus ja need otsused ongi tõesti tehtud juba juhatuse tasandil, et see ei ole sõit, vaid see on elamus. Ehk siis selle bussis vedetud aja väärindamine. Ja see on tegelikult see, mida meie ka turunduses väga palju teeme, on see, et sa sõidad punktist A punkti B, sul on vaja minna põhjusel X, aga see, kuidas sa veedad seda aega, see kvaliteetaeg seal, et luua nagu need võimalused, olgu selleks siis aknast välja vaatamine, ajaveetmine meediaekraanidega, pakkuda võimalust tööd teha ja kohvi juua, et ma arvan, et nii-öelda seesama see uude tehnikasse pidev areng ja investeerimine, et see ongi kõik selle mõttega, et kogu see pool nii-öelda veel rohkem midagi kliendile pakkuda. Aga ma mõtlen nüüd ühte sammu tagasi, et kui sa selle positsiooni said, on ju, et kas sa enda jaoks nagu, kuna ikkagi süsteem oli nagu väga hästi üles ehitud, ma ütleks, et muidu me mõnikord lähme kohtadesse, kus nagu sul on väga palju teha, eks, väga palju on teha. Ma ei väida, et igal pool on midagi teha, et kas sa nagu mõtlesid, et mingit enda jaoks sükst ambitsiooni, mida sa tahaksid ära teha seal koha peal. Ma toon näite, et kui mina läksin, eks ole, Kalevisse või Teresse, mul oli nagu ambitsioon, et number 1 bränd, on ju, pluss igasugused nagu majanduslikud näitajad, on ju, aga et ma tahtsin vaadata, kas ma teen selle ära, on ju, Pigem oli see, et kuna siis ikkagi oli COVID, me ei teadnud, mis sellest saab endiselt veel, et siis see töötamine ja minu eesmärgid olid, ma arvan, lühiajalised. Ehk siis selles mõttes, et jälle, et okei, et kas me nüüd suudame selle liini avada, kas me nüüd suudame selle liini avada, kas me saame sinna peale piisavalt reisijaid, mis on, ehk siis me olime koroona ajal päris tugevasti kahanenud, kuna oli see riigipiiride teema, reisijate vähesus, kõik see, ja siis see nii-öelda uuesti seda kasvu saavutada. Et ma ütlen, pigem ei olnud sellist suurt, et ma ei teagi, kuhu ma selle Lux Expressi viin, et see asi nagu toimima saada oli alguses nagu kõige tähtsam ja tagasi see usaldus ühisliikuvuse, ühistranspordi vastu, et mis koroona ajal just on toitki inimestest eemale. Kui räägin korra sellest elamusest, et see on nagu huvitav, et ma turunduses vaatan, et strateegiliselt räägitakse kogemusstrateegiast, mulle õudselt kõnetab see, et see on nagu huvitav asi. Ta on nagu laiem asi, see võib community sinna alla minna kõik, aga et nagu kogemus, et turundajana, et kuidas sa ehitad nagu kogemusstrateegiat, eks ole, ja see, millal sa rääkisid, on nagu see elamus, et selleks sa oled pidanud ära defineerima hästi, eks ole, et mis see tunne on, mida sa tahad, et inimene selle sõidu. Vaata, nüüd on küsimus, sa tegelikult pileti ajal juba rääkisid, et sa kaardid enne, selle käigus ja pärast, on ju. Et kui sa nagu mõtled oma teenuse, mõtleks siis nagu väljatöötamisele või arendamisele või parendamisele või turundamisele, eks ole, kõik need on õiged sõnad, et kui palju osa tähtsust sa nagu selle elamuse tekkimisel paned sellele enne during ja siis afterile? Selles mõttes jälle see nagu kõik siin maailmas oleneb ja millest see nagu minu töös oleneb, ongi näiteks selles, et
kui me nüüd suve hakul lansseerisime uued Lux Express Superiorid, on ju, Tallinn-Tartu liinil, siis seal oli jälle nii-öelda see, et me hakkame, mitte nüüd nullist, on ju, ekraanid ja kõik on justkui sama, aga see, kuidas see klient tuleb, kuidas me seda vastu võtame, nüüd on 2-kordne buss, 2 treppi läheb üles, ehk siis seal on nagu nii palju neid pisikesi nüansse, ehk siis kui me toome nagu täiesti uue bussi ja selles mõttes, eks teenus on ju sama, on ju, aga siis need on nagu nii-öelda, kuidas ma ütlen, siis see protsess on ühtemoodi ja me oleme nagu ühes etapis sellega ja me, ongi, et mis puudutab Superiori, me hetkel ju endiselt veel klientidele seda nagu tutvustame ja see faas on ju. Aga kui me räägime siis juba nii-öelda nendest bussimudelitest, liinidest, mis on pikalt toiminud, kus sellist nagu muudatust nagu ei ole toiminud, siis me ongi, et siis see on selline tavapärase nagu ma nüüd ei tea, kas ma üldse vastasin su küsimusele või ma hakkasin hoopis mingist muust asjast. Ei sa oled selle ümber, ma jõuan tagasi sinna. Jõua suuna mind tagasi. Ma mõtlen, vaata, mind huvitab see elamus, et kui sa nagu proovid kaardistada, seal sama tootete valiku, teenuste valikuga, mis sa isegi sellesse nagu kogu protsessi paned, on ju. Et kas sa oled proovinud oma meeskonnaga või laiema ringiga seal defineerida, et mis on see tunne, mida sa tahad, või see emotsioon, on ju. Vaata, et kuigi ma Alvar Jaaksoniga korra rääkisin sellest emotsioonist, tema tõlgendas kohe, et kas nagu huumor või kurbus, ma mõtlesin natuke nagu laiemalt, on ju, et seal on mingi tunne pärast, on ju. Et mida ma tahaks, et kui inimene ennem selle käigus või pärast, et kokku tal jääb tunne, on ju, et kas sa oled ära defineerinud? Jaa, kindlasti. Ja siin on nüüd nagu see, kus võib-olla tulevad need meie erinevad ka sihtrühmad, on ju. Et kui sa oled ärireisijana, sul on vaja kasutada internetti, teha mingeid asju, siis see tunne, mis jääb nagu ärireisijale, see on väga palju kantud nii-öelda, näiteks sellest, kas see wifi toimib. Privaatne keskendumine, et ma saaks kiirelt asjad just see, et ma saan laadida oma seadmeid, kuidagi sellised asjad, et temal on see nii-öelda nagu üks tunne. Aga sa räägid persoonast natuke ikkagi? Jaa, natukene ma räägin, kuigi see ei ole nagu pannud paikas. Meil ei ole selliseid persoonasid, meil on neid, kui me üldse sinna sihtrühma teemasse, siis mulle tundub, et Lux Expressil on neid nii palju, mis on ka tõsi. Aga siis, kui me räägime sellist nädalavahetuse reisijast, on ju, temal on võib-olla natukene teised ootused. Ta ei ole igapäevane reisija, ta näiteks ei tea, et kõrvaklapid pidi kaasa võtma, ma ei saagi seda meediaekraanit, temale me siis pakume võimalust neid kõrvaklappe osta. Siis ta tutvub selle meediaekraanik, mis peaks olema talle hästi selgelt arusaadav ja ehk siis see lõppemotsioon oleneb ju tegelikult ka paljudest asjadest, mida meie ei saa juhtida, on need teised inimesed seal bussis, on ju. Küll aga eks me ikka püüame ja just nagu see pool siis, et kuidas kliendid siis bussis käituvad ja hoolivad üksteisest ja et seda poolt me ka nagu püüame nagu hästi palju siis kommunikeerida, et ole kaasreisija suhtes mõistev. Aga nüüd kui tagasi selle elamuse juurde ja väga suur, võib-olla kõige suurem roll selle elamuse tekitamisel on bussijuhil. See, kuidas bussijuht alustab seda reisi, kuidas ta peab oma selle kõne, kuidas ta pärast inimesed nagu bussist ära saadab, millise sõnumiga, et see on nagu see, mis võib-olla kõik selle tervikuks seob selle bussis, kõik need mugavused, aga siis see algakord ja lõppakord on bussijuhi kätes. Vaata, ma mõtlen, et transport on nagu huvitav segment sellepärast, et tegelikult ideaalis ei tahaks üldse transporti, vaid tahaks olla seal kohe, eks ole. Vaata, see on nagu, ma ei tea, lähed reisile, et lennujaamad ja lennukid ja tegelikult tahaks kohal olla. Et pojaga olen rääkinud, et oleks selline nagu see ulmefilmides on, et siit piimitakse kuskile, et siis oleks väga hästi. Või Harry Potteris Flo Pulbert. Et põhimõtteliselt, et te olete mingi vaheasi, mis on vajalik selleks, et jõuda, enamuste puhul on see nagu pigem positiivne, aga mitte alati, jah, et sa lähed õppima, võib-olla alati ei ole see hea, Tartusse käiakse palju õppimas ka. Aga et sa pead nagu mingi vaheülesande nagu lahendama, eks ole, niimoodi, et ta
et ta tegelikult ei taha seal nagu väga olla, on ju, ta tahaks, et see võimalikult kiiresti läbi saab, põhiliselt ju räägitakse sellest, et kui kiiresti me saame sinna, on ju, et kas me saame nagu 10 minutit kiiremini või mitte, on ju. Pikas perioodis ei üldse midagi muuda, on ju. Ja see tähtis ongi see, kuidas sa seda aega nagu seal veedad, et mind see on kõnetanud juba enne teepiletit, enne Lux Expressi on see, et olles ise ka autojuht ja sõidan autoga, et ei ole see, et ma ainult bussiga nüüd ringi sõidaks, aga lihtsalt see, et ma saan teha ära mingid asjad, mida ma ei saaks autoroolis teha. Et muidugi on nagu see, et autoroolis on omad eelised, ma saan võib-olla pikki kõnesid pidada, aga kui mul on just vaja mingisugune, ma ei tea, ettekanne ära lõpetada või mingi tekst koostada, või siis kui ma vabal ajal sõidan, et võib-olla sa ise ka tead, elu väikeste lastega on see, et ega sa ei jõua väga palju tarbida mingeid filme vaadata või midagi sellist, siis mul oh my god, mul on 2 tundi, nagu ma saan tõesti minu aeg ja ma vaatan seda, et kui palju sa pead, nagu see oleneb jälle sihtgruppides, nagu sa ütlesid, et ma kujutan ette, et teil võib neid sihtgruppe mingi 20 olla isegi. Jaa, meid on väga palju, et selles mõttes see oleneb üks asi on, sa võid jaotada neid liinide kaupa, sa võid jaotada neid travel purpose, ehk siis mis see reisi eesmärk on, siis sa võid, mis ajahetkes, kas ta on püsireisija, kas ta on uus reisija, seal on nagu nii palju neid erinevaid jaotusvõimalusi ja muidugi vanuselised, kõik demograafilised jaotused. Ma lihtsalt mõtlen seda, et vaata, et igal ühel on mingid kogemused, on ju, et ma tulen Nõukogude ajast, on ju, ütleme, et buss oli üks lõhn ainult, jama on ju, süda läks pahaks, ei ole hea emotsioon. Mu pikim välismaa reis, ma olen vist seda siin maininud ka, oli kunagi siis, kui Eesti päris algus oli Münchenisse sõit bussiga. Horror ruudus, ma olen 36 tundi või mingi niukene, et nagu, ma nagu never enam ei läheks, eks ole. Et kui sa need kõik asjad kokku pakid, on ju, et siis mina arvatavasti ei astuks, on ju. Kindlasti see maailm, mis sa täna pakud, on ju täiesti teine. Pluss ma mõtlen mugavust, kui mul oma auto, mul on kõik asjad, ma ei tea, mis mul vaja on, kuidas ma siis lähen mingi asjaga, on ju, veel laps või kaasa, nagu unustage ära, on ju. Et sa pead tegelikult mingis osas mingite inimeste nagu siukseid eelarvamusi, stereotüüpe ümber ütlema. Jaa, väga. Ja ongi, et meie eesmärk ongi see, et see buss on nagu teadlik valik, mitte hädapärane, et mul ei ole auto, mul ei ole lube, on ju, et vaid see teadlikult nagu valid. Ja sellepärast on ka tegelikult Lux Expressi põhikonkurent on auto. Aga rongi ei ole teatud liinidel? Võib-olla mõnel liinil tõesti on, ju, aga üldiselt ikkagi me seame nagu selle, et sest kui me võitleksime nagu, ma ei tea, teiste ühisliikuvuse ettevõtetega, siis selle üle, et ma ei tea, et nüüd meil on bussis siin 50, teil on 20, saaks veel paar tükki juurde, et tegelikult nagu selle võimaluse kasvada annab ju hoopis teine valdkond, ehk siis autojuhtide valdkond. Et ja ma nüüd mõtleme, miks ma seda rääkima hakkasin, millest me rääkisime? Me rääkisime sellest, kuidas neid stereotüüpe lõhkuda erinevatel gruppidel. Ja täpselt, ja kui Eestis me oleme seda üldiselt nagu suutnud. Hea, et ma olen saatejuht, ma mäletan, millest me räägime. Ja, väga hea. Et siis, kui me Lätis eelmisel aastal alustasime siseriikliku liiniveoga, siis seal me olime selles mõttes nii-öelda esimesed, et endiselt siseriiklikus liiniveos Liepa ja Riia vahel tehti WC-peatusi eelmisel aastal, enne kui Lux Express turule tuli, et see oligi nagu täiesti teine maailm või sult küsiti raha, kui sa tahad oma pagasi panna alla nii-öelda sinna pagasiluuki, et see oligi ja Lätis me tegelikult sellega väga tugevalt praegu tegeleme, et näidata, et need bussid ei ole nagu sellised, millega inimesed on, ma ei tea, 20, 30, 40 aastat harjunud, vaid see võib tegelikult ka olla väga mugav liikumisviis. No aga metsapeatustel on oma nagu, talvel võib-olla mitte, aga on niisugune sirutuse nagu efekt, on ju, ma ei kujuta ette. Jah, võib-olla väga pikkadel liinidel, et väga pikkadel liinidel muidugi tekib, et kui me räägime Baltikumi üleselt, et inimesed sõidavad ju Tallinnast Varssavisse, on ju, et aga mitu tundi sa oled, ma pakun, see mingisugune 12-13 tundi või? No pane veel natuke juurde, et vist kõige kiirem läheb
kas oli 14 tundi, et ja see ei lähe siis Vilniusest läbi, et ta läheb sealt Kaunasest nii-öelda otse, et see on muidugi pikk. Aga samas, mida me oleme ka kasutanud turunduses on see, et Vilnius on 3 filmi kaugusel. Et niimoodi see tee ei tundu tundub ju etse, jah. Õhtul istud koera vahel ära, on ju. Jah, et neid... Tahtsin küsida, tegelikult sa pakud teenust. Et teenus on tegelikult toode, on ju, lihtsalt, eks ole, vahe on selles, et tekib üleandmise momendil ja tegelikult ei ole kunagi korduv, on ju. Nüüd, eks ole, standardiseerimisega me suudame seda korduvust nagu mingis osas tagada, on ju. Näed, sama asi, samad liigutused, nii edasi. Aga ikkagi ta ei ole. Sellepärast see oleneb sellest, nagu sa ise ütlesid natukene sellest bussijuhist, mitte natuke, et päris palju. Buss on ühtne, sõidud jooksul toimuvad asjad, mis võivad olla ka väljast, on ju, sama, kas me näeme midagi välja, ei näe midagi välja, eks ole, ilmastik on. Et ikkagi ta on ainukordne kogemus alati, on ju, On küll, jah. On ju. Kuidas, mõtlen praegu tagasi, et sa nagu toote turundamisega, et kui sa tegid neid meediaplaane, siis olid ka nagu tooted, sa mingis osas pidasid või olid nagu kokku puutunud. Spordis on ka nagu toode, ta ei ole teenus oma olemuselt, eks ole, see inimene, kes seal võistleb, on nagu toode, on ju, aga sa müüd vaatamist nagu teenust, eks ole, on ju, aga võistluse turundus on ikka. No ta on ikka, ja siis on nagu rohkem teenuse turundus. Et mina ei ole ülemvõrra palju teinud teenusturundust, on ju. Et kuidas sa enda jaoks nagu mõtled seda, et kas, ma ei saa öelda, et kas on raskem või mitte raskem, aga et see sama, et mul on lihtne teha ühte jogurtitopsi, see tuleb kogu ühesugune, ma tean seda, on ju. Et versus see, et sa saadad selle bussi välja ja tegelikult sa loodad, et see on vastavalt süsteemile, aga kõik see asi muutub kogu aeg. Ongi, ma olen nõus, et see on selles mõttes keerulisem, et see on juba inimeste tasandil, on ju, et kõik bussijuhid ei ole samasugused, on ju, ja ei peagi olema jumala eest, et see ei olegi kuidagi nagu eesmärk. Ja samamoodi, et ka Lux Expressil on erinevad bussimudelid, mingid asjad asuvad kuskil erinevas kohas, aga eks see oluline siis ongi see, et kuidas see sõnum nii-öelda kohale viia, mis on see peamine väärtus ja siis, kui on midagi nihu läinud, siis kuidas sa siis nagu käitud, kuidas sa vabandad, kuidas sa selle, täpselt, et kui võib juhtuda see, et muidu kõik bussis tipp-top üks meediaekraan nagu ei tööta. Aga see inimene just need 3 tundi ta on mõelnud, kuidas ta seda filmi vaatab, on ju, et meil on ka selle jaoks kindlad nagu protsessid, kuidas me nagu vabandame ja millised sammud me ette võtame, et ta tuleks meie bussi nagu tagasi, on ju, et kui kõik need sellised väiksed asjad on nagu läbi mõeldud, siis sellest saabki nii-öelda see suur tervik ja see teenus, mida kas siin tuleb see niisugune nagu ajalooline kogemus, aga kogemus põhimõtteliselt nagu bussifirmal, et ta, ma mäletan, kui ma turunduses igast asju tegin, siis jälle mingid asjad läksid nihu, siis me ütleme, et kuule, paneme kirja. Et see järgmine kord siis käime selle checklisti läbi, et seda ei juhtuks. Ja siis me mingi moment loomulikult sellest kõigest loobusime, sest checklist sai nii suur, et põhimõtteliselt hakkasid otsast peale pihta. Et need samad asjad, mis sa ütled, et elus on näinud ette, et võib minna see elektroonik seal läbi, on ju. Võib olla, ma ei tea, kohvi saab otsa, on ju, ala, on ju, et mis siis nagu juhtub või mis siis nagu teed. Et kas on nagu mingi checklist nagu tekkinud sellistest põhiasjadest, kuidas nagu siis käituda või teha või kuidas hoida? Selles mõttes ja kuidas see täpselt nagu siis edasi läheb, et toome see mingi ekraani näide on ju, et kuidas klienditeenindus saab siis selle info, kuidas tema silub nii-öelda seda kliendisuhtlust, kuidas see info läheb edasi baasi, et see buss saaks siis nii-öelda korda on ju, et ehk siis see ongi oma nii-öelda nagu protsess ja iga asja jaoks on selline, ongi, et võib-olla me ei ole kõikide maailma asjade peale veel nagu tulnud, on ju, ilmselgelt ei ole. Aga väga paljud need asjad on nagu läbi mõeldud ja me teame, mida me teeme, on ju, et hunnik väikseid kriisiplaanikesi nagu nii-öelda toimimas. Teenuse puhul on üks asi veel nagu väljakutse, see on jah, et ta ei ole ladustatav nagu toode. Ehk siis kui ta on, siis ta on ja seda enam ei ole. Ehk seal on nagu see samad piigid tekivad, millalgi on tootel, eks ole, suurem tarbimisvajadus kui teistel, on ju. Ja põhimõtteliselt on seal nagu 2 lahendust, on ju, et kas pane rohkem
nagu välja sõita mingile ajale, kus on, eks ole, on ju, suuremad bussid, ma ei tea, on ju, nii edasi. Aga seal on omad limitatsioonid, eks ole. No teine asi on kasutada dünaamilist hinnastamist. Kas te kasutate, et te tõstate siis nagu piikides nagu kõrgemale? Ja kasutame just. Ja selles mõttes, et see ei ole ainult nagu selles, vaid see nii-öelda etteplaneerimise ka, et need inimesed, kes planeerivad oma reise pikemalt ette, siis nendel on kindlasti see hinnatase nagu soodsam kui viimasel hetkel ostes. Kas see on midagi, millega on inimesed juba täitsa ära harjunud, et see ei ole küsimus, et miks ma pean maksma nüüd nagu rohkem, et see ei ole nagu õige, eks ole, nii edasi? Ja selles mõttes ma ütleks küll, et on ära harjunud, et see ei ole teema, millega me igapäevaselt nagu tegeleme, on ju, et ja ongi, et mis seda reisimist ju väga palju mõjutab, seesama see piikid teema, nagu sa välja tõid, on ju, et muidugi suvi on meil väga suur piik, aga kõik koolivaheaeg, kõik suursündmused, kõik sellised asjad, on ju, et ja ongi, et kuna Lux Expressi bussiparki kuulub üle 100 bussi, et meil on siis mingitel hetkedel võimalus siis sellele kõrgendatud nõudlusel, et me ei saa ümber mängida selles osas, et me toimime ju, olles küll kommertsalustel toimiv ettevõte, et siis me ikkagi, meil on liiniload ja me ei saa üle lasta mingit väljumist, et okei, et täna, ma ei tea, Pärnu peal eriti ei sõida, et võtame ühe väljumise vähemaks. Aga juurde võite panna väga palju? Ja me saame juurde panna samale kellaajale. Nii võid, et mitu bussi läheb samal kellal välja? Ja, et seda on võimalik panna. Aga eks ongi, et reedel tahavad kõik ju reisida. Vaata, aga nüüd on selles mõttes jälle huvitav, et see tootmisest on nagu tuttav teema, et ütleme, et nagu ühe vahetusega toodan näiteks 5000 tükke, ja nüüd ma näen, et nõudlus tõuseb, on ju, et ma saaks ära müüa 7000, on ju, aga selleks ma peaks panema teise vahetuse, aga siis mul jääb ju 3000 veel üle. Et kuidas siis nagu teha, vaata, et pildikult see otsus, eks ole, et üks buss on kindlalt täis, teine tuleks nagu poole peale, on ju, aga ta tuleb ju poole peale. Ja see ongi, et ja mida meie ka alati otsime, on see, et kui me seda lisabussi kaalume, näiteks, ma ei tea, Tallinn-Kuressaare liinile, on ju, et siis on ju see, et see buss võib sinna sõita täis, aga kuidas ta tagasi tuleb? Aga kuidas see reaalajast tehakse, kas see on mingisugune, meil oli, jälle tootmisega ma oskan palju rääkida, meil planeerimisosakond, kes peab nagu ette nägema, kui palju midagi tootmisse läheb, on ju, et nad nagu arvestavad muulgas nagu ilmasid, eks ole, ja kõik muid asju, on ju. Kas teil on ka mingisugune osakond, kes siis nagu vaatab kogu aeg seda täituvust ja siis otsustab? Ja, selles mõttes, et ongi, et logistika ja äripool, et nemad sellega tegelevad ja nad võtavadki selles mõttes arvesse, need samad asjad, mis me kõik nagu rääkisime, on ju, et üks on see hooaja teema, siis on see nii-öelda klassikaline see reede pühapäeva teema, aga siis on kõik need suursündmused, on ju. Et üks, ma ei tea, Andrea Bocelli kontsert Riias tähendab meie jaoks natukene teistsugust plaani, kui see on nagu tavapärane. See on hea küsimus, on ju, nagu Tartusse näiteks keegi tuleb või midagi. Yeah. Kas kontserdi korraldajad ka näiteks Lätis arvestavad sellega ja räägivad läbi transpordifirmadega ka seda potentsiaalselt? Oleneb aga küll, jah, selle mõttes, meil on väga palju üritusi, on meie partnerid, et võib-olla üks viimase nagu sellisem suurem näide on see, et me oleme Eesti Korvpalliliidu ja Eesti Korvpallikoondise ametlik transpordipartner, mis siis tähendas seda ka, et nüüd kui siis need Lätis toimusid Eesti Korvpallikoondise mängud, et siis meie ongi, et me koos täpselt, et me rääkisimegi läbi, kui palju fänne orienteeruvalt liigub, kõik need asjad tegelikult olid läbi räägitud, et räägime kommunikatsioonist. No räägime. Lõpuks jõudsime kommunikatsiooni. Ma küsin sinu käest, kõikide käest olen alati küsinud, kas sa lähtud ideest mingeid asju teha, millise nurgaga võiks minna, või vana meediaplaneerija strateegiana sa paned kõigepealt kanalit paika, kus see sihtgrupp istub ja siis hakkab mõtlema selle formaadi võimalikkuse peale? Ma vist pigem kaldun sinna kanali poole ja see ongi mu taustaga seotud, et see ongi lihtsalt sellega, et ma tunnen, et ma siiamaani ikkagi olen nagu selle meediakanalite poolega nagu nii hästi kursis, et ma saan alustada nagu mõtlemist sealt poolt. Aga samas see mingisugune ikkagi see nagu ma ei ütlekski veel idee, vaid ma ütleks idu võib-olla, et see on ikkagi juba nagu olemas, et mis asi sealt nagu
aga jah, täpselt, et mis see siis nagu saavutatav tulemus on, aga ma vist olen see tiimkanal. Ja sa oled nüüd see vähemus. Sa oled minu tiimis, sellepärast, et mina olen ikkagi öelnud kanalilt, aga ikkagi enamus ütleb idee. Nii et ära seda enam avalikult räägi teistele. Popp on praegu öelda idee, millest ma saan aru ja muidugi ma utreerin siin, et see on selge, nagu sa ütled, et ega me lähme mingi ideega ka kanalisse, eks ole, aga põhimõtteliselt on ju, sa arvestad ikkagi, kus see inimene on, mis sa seal ikka mõtled. Siit tulenevalt, vaata, sulle on välja toodud sotsmeedia kasutust, on ju, nagu sisumeedia mõistes ja TikTok. Räägime korra sellest üldse sisumeediast kui sellisest, et kuidas sa üldse sellesse asja nagu vaatad, on ju, see on mõnes ta on ka makstud meedia, aga ta ei ole nagu makstud meedia, ta on siuke nagu vahepealne asi ja kindlasti ta ei ole odav, eks ole, et kuidas sina nagu selle, ja see on toonud sul populaarsust tegelikult kaasa. Ja just see, mis puudutab siis Lux Expressi TikToki, et see ruulib nagu täiega ja hästi huvitav võib-olla sellest nagu taustast, et kuidas me nagu sinna jõudsime, oli tegelikult Kantar Emori NPS uuring, mille tulemusel siis tuli välja, et kuigi me ise arvasime, et me oleme nii ägedad ja noortepärased, siis noorte seas oli soovitusindeks madalam kui teistes sihtrühmades. Ühesõnaga, sa said reaalselt praegu abi ühest uuringust, mis andis sulle indikatsiooni, et kuulge, et siin on mingi potentsiaalne võimalus. Ja siis panime pead kokku oma tiimi siseselt, et mida me teeme, meil on vaja noorte hulgas kasvatada, üldse siis, ehk siis ma ei ole ainult nagu selles soovituses küsimus, ilmselt seal on veel nüansse, et ja siis meil tekkiski koostöö agentuuriga ja praegu me ikka mõnuga naudime neid vilju seal ja see on nagu nii palju selles mõttes toonud nagu tagasi, et meile kirjutavad emad, kes siis viivad oma lapse bussi peale, kes ei taha muidu üksi reisida, aga nad toovadki tagasi, sest nad nüüd nägid seda, et see sama bussijuht, kes oli TikTokis, ta läks palju rõõmsamalt nüüd bussi peale. Sa räägid nagu usaldussuhte tekitamisest, et tekitati läbi sellise nagu avaliku kommunikatsiooni tegelikult, et need on need inimesed, eks ole. Ja just see sama, et tegelikult ju bussijuht on olnud meie visiitkaart aastast, ma ei tea, Lux Expressi nagu 94 on ju, et aga see, et me toome ta sellisel kujul nagu avalikkuse ette ja niimoodi sotsiaalmeediasse ja teeme ta, toomegi ta niimoodi välja, et me ei räägi bussidest ja mugavast reisimisest, vaid me räägime seda nagu bussijuhi silme läbi. See on vanem ei tehtud sellist asja, eks ole? Nii. Mul oli IKEA, eks ole, siin ja me rääkisime sellest live shoppingust, kus nad olid ja ma küsisin, kuidas, et idee on üks, et hakkame tegema, aga kes teeb, on ju, esimene asi on ju, et ma küsisin ka, et kuidas sa saad nagu räägitud need inimesed seal müügi kohas, eks ole, et nüüd oleks hea, et sa tuled siia ja mis mõttes, sina isegi kommunikatsiooni inimesena ütles, et sa ei taha tulla, on ju. Siis ta ütles, et et ma pidin algul esimesena ise tegema, eks ole, ja siis näitasin eeskuju ja nii edasi ja kõik nüüd läks, on ju. Kuidas sa suutsid, ütleme siis niimoodi, punkt 1 on ju, tuli suke idee, et teeme TikTokis, sa mõtlesid, okei. Agentuuri poolt meeldan, on ju, jah. Et esimene reaktsioon. Selle mõttes see, et me teeme TikToki, see tuli meil ettevõtte siseselt. Kas ta tuli oma osakonnast? Ja meie osakonnast, ehk siis mina ja üks mu tiimiliige arutasime asju kahekesi ja kuule. Nii, aga see on väljakutse, et selles mõttes, et iga uue asjaga, eks sa tead, on võimalik ka õudselt läbi põruda ja siis sa mõtled, kas sa seda riski tahad võtta, on ju, kas ma taban seda. Läksite selle, nüüd tuli see nurk, et kuulge, et äkki teeks siis ja võtaks seda juhti nagu üheks selleks, on ju. Nüüd oli sul nagu suur tükk, et aga kuidas ma organisatsiooni sees selle ära räägin, et hakkame tegema. Esiteks juhtkonnalt nagu toetus, on ju, sest nad ju peavad kuidagi neid inimesi seal ikkagi hoidma ja tead ja nüüd ütled, et kuule, teil on nüüd lisa nagu võimalus või kohustus ja tulge ja mis asja TikTokis mina on ju. Ja siis, et rääkida need inimesed ära ja kuidas need esimesed asjad sündisid. Hästi palju küsimusi. Ja alguses oligi keeruline, et selles mõttes, et ja see, kui me võtsime selle otsuse vastu, et me seda TikToki edasi läheme, siis me leidsime omale ka agentuuri, kes on meid Excela Meedia. Excela teeb ka Nopperi ja keda ta seal veel teeb, jah. Nii. Ja siis... Kas sa vaatasidki selle kaudu, et nad Nopperit teevad, et see on nagu populaarne?
tead, see oli vist kuidagi selliselt, et nad olid meile ka juba lähenenud mingil hetkel, aga siis see ei tundunud kohe, et ei, praegu ei ole võib-olla teema, on ju. Aga siis oli nagu see, et kui see tundus nüüd, et Emoori uuring ju näitas, on ju, et ja siis me kohe nagu lähenesime ja kuna meile, jättis väga hea mulje nagu see nende lähenemine ja kõik see, et siis me nagu rohkem partnereid ei hakanudki nii-öelda nagu testima. Ja siis oli selge, läksid organisatsiooni sisse, kõigepealt müüsid siis maha selle mõtte juhile. Mis juht ütles? Juht tahtis eelarvet. No, eelarvet, okay. Nagu see klassika. Ja, aga siis ütles, et fine, et kui te arvate, et see toimib, et... Aga kas see oli pigem selline, et... Ei, selles mõttes, et ei olnud nagu skeptiline, minu arust see ei olnud nagu ülemäära raske, et aga ongi, et nagu sa ka välja tood, et siis kõige suurem hirm oli siis seotud sellega, et kas me leiame need juhid. Aga räägi esimesest protsessist, et esimese juhi leidmine, kuidas käis, ise läksid või küsisid, et kuule, kes meil kõige rõõmsam, kõige sellisem... Ja me tegime selles mõttes, et me ju tegime nagu taustauuringut ja meil on alati ka see, et meil ei ole nagu üks juht, vaid et meil kõik need filmimised, meil on nagu mitu juhti, seltsis segasem väga lõpus ja mina sellega ka nagu igapäevaselt ei... No nüüd ma saan aru, aga ma mõtlen päris alguses. Ja, aga päris alguses siis meie turundusspetsialist oli ka nagu sellest nii vaimustuses, et tema võttis väga suure rolli nagu enda kanda, et alguses me vaatasime kõik neid ideid, kõik koos läbi, kõik käis hästi detailselt, nüüd on see muidugi natukene automaatsem ja mina olen sellest protsessist nagu väljas selliselt. Aga üllataval kombel tulid alguses mõned juhid kaasa, aga kõik ülejäänud olid nagu väga skeptilised. Ja. Aga siis nüüd praegu see on jõudnud sellesse hetke, et ma ei saa öelda, et see iga nädal on, aga eelmine nädal ka mulle üks bussijuht kirjutas, ma tahan ka järgmisesse TikTok'i. Sest vaata, kodus hakkavad juba see, et kuulge, ma tahaks sind ka näha. Aga millal see murdmine toimus sinu meelest, kus teil oli nagu lihtsam inimesi leida endal seest? Ma arvan, et kogu selle eduga, sest see meie TikTok on jõudnud ju ka eraldi nagu meediasse. Aga ma mõtlen, kui kaua te olite pidanud juba tegema? Ma arvan, et me kuskil võib-olla vähem kui pool aastat. Pool aastat on. Ja. Aga selles mõttes, et seni olid nagu need, kes olid nagu alustanud, et nende osas oli, neile väga meeldis juba algusest peale ja... Et see tegite natuke nagu celebrity bussijuhtidi. Ja kus juures, mida me see aasta nüüd tegime esimest korda, oli see, et me korraldasime siis nende Lux Express Superiori lantseerimistega, meil oli Tartu Raekoja platsis, oli eraldi üritus, Villem Trillem ja kõik seal, ja me korraldasime bussijuhtide autogrammi tunni. Ja ongi, et kuulge, et teeme ära nagu, aga reaalselt tuli ka inimesi või? Väga palju ja meil jäi kaartidest puudu, sest me ei osanud aimata seda ja inimesed kirjutasid meile pärast seda, et me ei saanud seda autogrammi kaarti, kas teil on veel saata. Kas see on siis pilt selle inimesega? Ja, pilt bussijuhiga, selle mõttes, et me tegime ka jälle selline üks nii-öelda trend, kus ta oli nii-öelda nukune ja siis tema need ja siis neil olid kuldsed marker, millega nad andsid autogramme ja aga vaatame, mõtlen, et mida sa tegelikult tegid, sa tegid ju tööandja brändi selles mõttes, et väga raske on teistel bussifirmadel neid konkreetselt juhte üle lüüa, eks ole, selles mõttes, et nemad on sul seal nagu staarid, on ju, et see on nagu hoopis, mille peale te ju üldse ei mõelda, eks ole. Ja ongi, et me ei kujutanud nagu sellist edu kindlasti, et neilt praegugi selles mõttes tehakse pilte, selfisid bussi peale minnakse, et nad on tõesti staarid. Aga ütle mulle, miks paljud ei kasuta seda? Vaata, mina ei saa siiamaani aru, et sotsmeediat nagu ikkagi kasutatakse nagu mitte strateegiliselt ja mitte palju, et kas seda ei oska keegi teha, kardetakse neid samu asju, et et ma pean alustama, äkki sellest tule midagi välja, teen ennast nagu lolliks, eks ole. Võib-olla see on ka see, et see ajakulu on üks asi, kuigi tegelikult ongi, et meile tundus see ka alguses, et appikene, kuidas me seda nüüd haldama hakkame, et täiesti uus kanal, täiesti erinevad mingid võttepäevad ja kõik see. Kui tihedalt teete seda? Me filmime kord kuus. Nii, ja mitu korda sa paned me postitame kas
nädalas siis 2-3 korda olenevalt siis kuidas. Sa oled ainult TikTokis või siis sa oled viinud seda samat asja ka nagu Reelsi? Seda sama me oleme kasutanud Reelsis ka, aga siis muu sotsiaalmeedia, metakanalid, Insta ja Facebook, et need on meil, siin on võib-olla nüüd ka see, et järgmise aasta kontekstis tahaks nendele kanalitele ka nüüd nii-öelda seda uut hingamist, uut restarti, et seal on ta meil selline hästi, kuidas ma ütlen, selline tavapärane infovahetus, me teeme väga palju sihtkohaturundust ja ongi, et muudatused, kõik see teema on see, mis... Aga sa raha paned boostimiste alla ka või ostad nagu reklaami nagu TikTokis, et seda samat asja nagu tuua rohkem või ta läheb nagu engagementina ise? Selles mõttes, et me oleme nüüd teinud üksikuid kampaaniaid, aga ma arvan, et meil on olnud selline 2-3 kampaaniat, aga muidu ta on ikkagi nii-öelda orgaanikult sealt... Aga ütle mulle selles mõttes, et sinu kogemuste pealt nüüd, kuna sa oled meediast tulnud ka seda, et kas on võimalik teoreetiliselt, et sa ainult sotsmeedia, sotsmeedias on nagu laialt ka, et ainult sotsmeediaga teed ära oma turunduse? No jätame kõrvale üritused ja niisugused asjad, ma mõtlen nagu makstud meediast ja sul omatud meediast ka. Võtta selles mõttes see on võib-olla Lux Expressil on ju tegelikult palju ka nii-öelda seda oma meediat. Ja, ma jätan selle nagu, et see ongi teie nagu veel aktiivma. Ja meie, just, et see on meie spetsiifiline, aga ma arvan, et päris ainult ei saa, et me võib-olla liialt piirame nagu seda sihtrühma ja seda sisu, et selles mõttes, et ongi, et meie jaoks on olulised kanalid on kindlasti ka raadio, välimeedia, et võib-olla see tuleb ka sellest siis, et me ikkagi seda autojuhti oma kes muidu üldse ei satuks sellesse kindlasti muidugi ta on ju sotsiaalmeedias ka, aga see, kui sa saad roolis võib-olla raadioga teil kätte mingis ebamugavas olukorras, kus ta lörtsise ilmaga mööda Tallinn-Tartu maanteed uhab, et see on kindlasti võib-olla teine mõju kui see, et ta mingil päeval seal sotsiaalmeedias scrollib. Aga samas sul on, vaata, nagu sa ütlesid, sul on omatud meedia, see sama buss on ka nagu reklaamiobjekt, eks ole, sa võid selle taguse ka ära seal kleepida, eks meil on ole. Kleebitud. Võtta, et see on ja ta uhab kogu aeg neid suuri neid. Ja, et meil selles mõttes, et meil seal taga nüüd siis just nende Lux Express superioride puhul, et seal ongi sellised natukene teravamad sõnumid autojuhtidele, et on siis hea seal sabas niheleda ja kõrgemalt paistab sihtkoht varem kätte ja... Kas need kopid mõtlete ise välja oma meeskonnaga? Ei, selle oleneb nüüd, ehk siis kui me superiorit lansseerisime, siis seda me tegime koostöös Tankiga. Ja need konkreetsed siis bussi tagumised sõnumid, seal vist on, meil on 9 superior bussi ja ma arvan, et seal oli siis kuidagi selliselt, et 7 tegi Tank 2 meie, et mingid, mis meil väga nagu niimoodi Kuule, aga kas see pärast igat reisi buss käib mingist pesust läbi või? Pärast iga selles mõttes, et ta roteerub, vahepeal on nagu puhastused, aga selline, need toimuvad ikkagi öösel ja õhtul, kui ta tuleb. Et vaata, et kui see tagureklaam ja ta on siis õudselt must ka, siis on ju omad probleemid. Selle mõttes ega ei olegi nagu väga midagi teha, et selliste ilmadega viskabki poriseks ja pesus ta käib, iga öö käivad bussist pesus, aga samas ta teeb ikkagi päeval ju mitu tiiru. Kuule, partnerite valikut, sa just nagu selgitasid, kuidas see üks tekkis, et jälle suht juhus, et ise, aga kui sa nüüd partnereid valid, üks puha, mis see on, mille järgi sa, mida sa ootad? Me natuke rääkisime nagu meeskonna nagu kompleteerimisest, juhtimist, aga mida sa partnerite puhul ootad? Minu jaoks ongi, kui me räägime meediaagentuurist, PR-agentuurist, reklaamiagentuurist, et nad on strateegilised partnerid, ehk siis ma annan neile väga palju nagu infot, ja mida mina nagu selle valiku puhul kõige tähtsamaks pean, ma ei tea, kuidas seda öelda, et see ei ole mitte nagu mitte selline tunne, vaid see oleneb ka, millisel ajahetkel ma seda agentuuri otsin, et näiteks kui me otsisime või selle superiori lansseerimine, et see on nagu nii oluline nagu ma ei tea, viimase 10 tähtsaim asi nagu üldse on, et see ka nagu natukene dikteerib, et me kindlasti lähme nagu parimat
just professionaalide nende juurde on ju ja selliselt me Tanginiga jõudsime, mitte ma ütleks, et Eestis on ainult üks professionaalne agentuur, aga just selline ongi see, mida nad varasemalt nagu teinud on, kuidas nad on mingeid asju lahendanud, mõelnud kõik nagu see pool on ju. Aga hästi kas sa said sealt selle, mida sa nagu oma peas mõtlesid või? Ma arvan küll, et aga tähtis ei ole võib-olla see, mida nagu mina mõtlen, vaid mida inimesed nagu, mida mu sihtrühm nagu sellest sai, et aga ei, mina olen meie koostööga kindlasti rahul. Aga siis tuleb nagu see teine, et oleme teinud ka mingisuguseid konkursse, on ju, et siis mingitel hetkedel on nagu nii-öelda see idee, millega agentuur ennast nagu maha müüb. Kuidas ta üldse nagu suhestub sellesse ühisliikuvusse, kas ta saab aru, mida me teeme, on ju, et see on tegelikult nagu, et see ei ole päris sama, mis mingi, ma ei tea, auto või jogurtitopsi müümine, on ju, et obviously on ju, et nii ta on ju, ja siis mingitel hetkedel lähevadki nagu kõrvuti ja siis on olnud hetki, kus vaatame, et mis eelarved ja asjad siin nagu on ja see on seda inimeste tasandit, et tegelikult on nagu hästi erinevalt, et me tegelikult, meil ei ole Lux Expressis, meil on meediaagentuur on, kellega me teeme, aga meil ei ole üldiselt nagu kindlat reklaamiagentuuri, me teeme päris palju ka nagu in-house, et ongi, et ise ka erinevaid kopisid kirjutanud, meil on väga võimekas disainer, kes väga ägedaid Kuule, aga kus sa julguse võtad selle, sest paljude jaoks on see, et ta julge, sest ta kõik ju hindavad tema tööd, eks ole. Meil tegelikult sai see oli juba 2-3 aastat tagasi ja juhatuse poolt, kes ütles, et te teete ise ka nii ägedaid asju. Ja nemad mõtlesid, äkki saaks odavamalt ka. Ja, kindlasti on see ka võib-olla nagu taustal, aga natukene see mettmoka peale määrimine ikka toimib. Jah, iseenesest oli see ilusti öeldud. Ja selles mõttes, et see ei tähenda nüüd, et me peame niimoodi nüüd tegema, et meil on tegelikult ka alati võimalus siis kasutada välise partneri abi, et me ju ka pidevalt nagu räägime nendest, et võt seda asja me ei tahaks nagu ise lahendada, et meil oleks siin vaja agentuuri abi. Kuule, kas mingid tehnoloogilisi asjude ka, ma ei tea, e-maili turundust või neid asju sa ei tee, sa oled rohkem nagu ei, teeme ikka. Selles mõttes me kasutame automaatturundust, aga see on nüüd asi, mida kindlasti võib-olla üldse nagu seda valdkonda peaks nagu rohkem kasutama, et sa mõtled ise tunned niimoodi või? Jaa, ma ise tunnen ja mis te välinud olete? On see mingi rahvusvaheline suur tegija või? Bloomreachi kasutame, jah. Endise nimega Exponea oli, et ja see on väga võimekas platvorm ja mida ma ise tunnen, me ei kasuta kindlasti kõiki neid võimalusi. Kas sul varem oli ka mingi kokkupuude selle teemaga või pigem sa seal nagu nägid esimest? See oli nagu pigem ja selles mõttes, et muidu ma teadsin nagu siit-sealt midagi, aga see on nagu selline esimene, me oleme ka kaalunud vahetamist, aga siis kui panedki nagu mingid olulised asjad nagu kirja, et sa vaatad, et see ikkagi on see kõige parem, et nüüd on lihtsalt see, et võib-olla ongi hea see üks järgmise aasta eesmärkideks ka nagu seada, sest meil on seda automaatturundust tegelikult hästi palju, et mingisugused teavitused, ma ei tea, kas või COVID-i ajal, et okei, sõidad Lätti, sul peab olema see on ju, et alertide ajamine on ja, et sellist asja on hästi palju meil, et ma ei tea, praegu saadame ka erinevaid teavitusi, näiteks kui sa ostad lapsepileti, et millised on, kui sa oma lapse üksinda bussi peale paned, mis need reeglid on, mida sa kas sa lojaalsusprogrammi kasutad ka seal sees või kas teil on üldse praegu või? Ja meil on sellised 2 erinevat, et üks on siis see, et nii-öelda 11 pilet tasuta, ostad muudki sama meiliaadressiga, aga siis on jah selline püsikliendi programm ka, et kui sa siin nüüd aasta jooksul teed 30 reisi ära, et siis sa saavutad nagu teatud leveli, et seal me võiks seda oluliselt rohkem teha, et kas või ka seda sama teavitust, et sul on levelist nagu nii vähe puudu, et kuule, et paar sõitu veel ja sa oled juba sükeste allahindluste peal, eks sul on tegelikult veel ruumi küll ja küll seal asju teha või? Muidugi on, et ma ei tunne kindlasti, et seal mingisugune piir või lagi veel ees on ja kuule, ma küsin alati lõpetuseks tehisintellekti kohta, kas on üks osa tehnoloogiast? Kas see ka juba on sul seal, et aitab ka sul kirjutada neid bussi tagakülgi või?
Neid ta ei aidanud, aga muid asju ikka aitab. Mis sa võtad, mida sa kasutad? Või mitte midagi sa kasutad, ma ei mõtle tehnoloogilist, aga mille jaoks sa neid asju kasutad? Ma arvan, et minu puhul võib-olla ongi kõige rohkem seda tekstiloomet, pluss see, et ma mingeid oma siis ideid kuidagi valideerin. Nagu põrgatada? Põrgatada, jaa, just, et aga kui ma nüüd tuleb nagu see nüanss juurde, kui nüüd see, et selliseks nagu kõige rohkem harvem võib-olla selliseks andmeanalüüsiks, et sellist asja teevad, ongi meil seal, ongi müügipool, et see ei olegi nagu selliselt, muidugi turundusanalüütika on nagu teine asi, aga kindlasti ja selles mõttes, et ma näen sellel väga suurt tulevikku, et otseselt ei ole nagu seda hirmu, et tehisintellekt minu töö ära võtab, aga võib-olla see on nagu siis selliselt, et kui ma seda oskuslikult ei kasuta, siis võtavad need inimesed, kes seda oskuslikult kasutavad. Kas agentuuridelt ka juba ootad, et nad kasutaks või pigem mitte? Ma loodan küll, et nad kasutavad. Ehk siis selles mõttes, et minu jaoks see kindlasti ja ma näen seda kõigi puhul, et see võiks lihtsustada paljusid protsesse, ja ma arvan, et nad kasutavad ja lihtsalt see mingisugune lihv tuleb siis, see ilma lihvita ei saa, on ju. Et jah, on küll need humanizing functioneid, on ju, aga ikkagi see, et samamoodi, et ma ei ole vist ühtegi asja nagu täis AI poolt kuidagi välja saatnud, et see ikkagi inimfaktor on hästi oluline. No, ilusad sõnad sul lõpetuseks. Aitäh, Marlis, et sa võtsid selle aja, rääkisid meiega, väga huvitav oli suga rääkida. Sa arvasid, et meil ei ole midagi rääkida, aga näed, ikkagi tuli väga pikk episood, mis oli täis huvitavaid mõtteid, et aitäh sulle. Aitäh, et kutsusid. Ja kõikidele teistele siis tänan, et võtsid vaevaks kuulata ja tule tagasi järgmist episoodi kuulama vaatama. Kõike head! Head aega!